Tere õhtust kõigile ja tere tulemast tagasi Parabellumisse. Nagu näete, täna õhtul on meil päris palju külalisi. Keegi küsis, kas Moro saab hakkama või ei saa. Moro saab hakkama. Siin me oleme ja ta võitleb seni, kuni ühendus püsib, sest loomulikult on ta alati liikvel, nii et ühendus. See sõltub kohtadest, nii et jah. Aitäh Eduardole ja Danielele, et te siin olete. Alustame kohe tugevalt, kasutame võimalust, kuni Danielele ühendus hästi töötab. Varsti liituvad ka Generali, Capitini, Giorgio ja Arfaras. Me arutasime just enne koos Fontanaga seda uudist tooteruumis. See tähendab, et Pärsia lahe riigid tühistavad piirangud, mille nad olid just eelmisel päeval kehtestanud. Seda signaali võiski tõlgendada kui katset 24 tundi tagasi, ent USA uuenenud sekkumisest kõrvale tõmmata. Ja nüüd võib-olla surve all naasmine avatuse juurde, sest ilma selle avatuseta ei saaks, ütleme nii, jätkata neid operatsioone, mida Trump võib-olla sooviks taas alustada. Uudised tund aega läbasi, seega täiesti värsked. Ja teine uudis, mida arutatakse hiljem põhjalikult, koos kõigi satelliidipiltide ja nende tohutute piltidega. Washington Postis ilmus väga huvitav artikkel, kus põhimõtteliselt satelliidipiltide abil saab aru, et Iraan tabas palju rohkem USA sõjalisi ressursse, kui on teatatud. Nii palju, et Ameerika valitsus on kehtestanud tsensuuri 2 ettevõttele, kes tegelevad satelliidipiltide tegemisega, isegi kommertseesmärkidel. See on nõutud. Mitte otseselt neid tsenseerida, vaid avaldada need pärast sõda, ütleme nii, et avaldada hiljem. Ja see asi näitab, et nad on tegelikult saanud palju rohkem kahju, kui nad on avalikult tunnistanud. Ja seda kõike satelliidipiltidega, kui lähete artiklisse, leiate kõik viited. On isegi tõendeid, et kahju on rohkem, kui isegi iraanlased ise väitsid. Seda ütlebki see artikkel, mis on samuti huvitav. Ja see ütleb palju selle sõja kulude kohta. Ma nii peal tagasi vaatasin ka seda, et kulud olid ületanud 200 miljardit, arvestades nii kahjusid kui ka tegevuskulusid. Nüüd on ka Giorgio kohale jõudnud. Nii, Ameerikas, kuna Trump jätkab rääkimist, et nad hävitasid Marina ja tegid, mida tahtsid. Ja siis iga päev kuulutab ta väina avamist, aga tegelikult see nii ei ole. Ja on selge, et läbirääkimistel, mis toimuvad Pakistani kaudu, on võib-olla ka Hiina vari. Sellest räägime veel, sest see on üsna eriline, kas pole, et need toimuvad just seal. Kuidas Ameerika avalikkus Donald Trumpi pidevat edasi-tagasi kõikumist kogeb? Ma olen vaadanud Ameerika suurimaid, ütleme nii, saateid, ka neid, mis on veidi satiirilised. Ja kõik on muidugi äärmiselt sarkastilised. Donald Trumpi kohta jätkavad nad samas vaimus. Me võitsime, igal hetkel oleme ühendusele lähedal, publik usub meid. Ameerikas käib selle asja üle arutelu. Kas nad saavad aru, et see on muutunud tupikuks? Palun, Daniele. Kuula, palun. Daniele, kas sa kuuled mind? Kas sa ei kuule Danielet? Daniele? President! Nüüd ma kuulen teid. Kas teie kuulete mind? Jah, me kuulame sind. Räägi. Suurepärane. Ma lülitasin video välja, sest levi on väga nõrk. Ma olen Pariisis, homme on rahvuspüha, sest erinevalt Moskvast tähistatakse Lääne-Euroopas 8. mai teise maailmasõja lõppu Euroopas. Nii et minu mulje, ka vaadates neid uudiseid, mida sa just esile tõssid, on see, et Trump isegi osa kongressi vabariiklaste arvates on sattunud olukorda, millest ta tegelikult välja ei pääse. Selles mõttes, et kõik, kes sinu kanalit jälgivad, mäletavad, et 2015 aastal tegi Obama kompromissi, nagu kõik kompromissid ikka. Oli nii piiranguid kui ka eeliseid. Kui Trump valiti
lasi ta selle kompromissi õhku. Ja sisuliselt on Washingtonis mulje, et Trump on end sundinud naasma täpselt selle kompromissi juurde, mille Obama oli leidnud, kui mitte veelgi halvemasse olukorda. Me kõik teame, et režiim vastupidiselt sellele, mida Trump ja ka Netanyahu olid öelnud, ei kukkunud. Režiim ei kukkunud. Režiim on radikaliseerunud. Hoolimata sellest, mida Trump räägib, kes on neilt mereväe ära võtnud ja nii edasi. Ka Rubio, te kuulsite teda alles hiljuti pressikonverentsil, ütleb, et me oleme nad põhja laskmal. Tegelikult piisab veidi enamast kui lingust, et Hormuzi väin sulgeda ja turud reageerivad nii, ükskõik kuhu poole need liiguvad. Ülevalt alla nad ei suuda kompromissi usaldada. On veel üks tegur, mille üle kogu Washington tegelikult hakkab mõtlema, sest aega on jäänud väga vähe. 2 asja. Esiteks peab Trump pärast edasi lükkamist nüüd minema Pekingisse ja leidma hiinlastega kompromissi. Hiinlased on survestanud iraanlasi leidma mingigi vaherahu, midagi ebamäärast. Tegelikult aitavad hiinlased iseennast, aga ka Trumpi leida väljapääsu sellest hullumeelsest jamast, kuhu tema ja Netanyahu on end mässinud. Teine asi, millest Itaalia meedia, nagu ma näen, ei räägi, aga mis on väga oluline. Mõne päeva pärast toimub tegelik juhtide vahetus Föderaalreservis. See on teine punkt, mis paneb Trumpi raskesse olukorda. Miks? Te mäletate, et valimiskampaania ajal alustas ta tugevat vastasseisu Powelliga, Föderaalreservi juhiga, kubernerile, öeldes, et ta peab intressimäärasid langetama. Sest mul on vahevalimised ja ma pean Ameerika valijate jaoks raha hinda langetama. Mitte ainult ei toimu vahetus mõne päeva pärast, vaid üha ilmsemaks saab ka see, et isegi uus juhtkond, mis on Fedi nõue, ei suuda intressimäärasid langetada. Loomulikult, aga need, kes sinu kanalit jälgivad, teavad seda väga hästi, bensiin hind on praktiliselt 2-kordistunud. Mäletan, et valimiskampaania ajal ütles ta, et vähendab selle poole võrra. Ta ei ole seda mitte ainult poole võrra vähendanud, vaid mõnes Ameerika Ühendriikide piirkonnas, kus hind on ajalooliselt kallim, näiteks Californias, on keegi postitanud ekraanipilte, kus hind on 6 eurot galloni kohta. Arvestage, et eesmärk oli viia hind veidi üle $2,6 galloni kohta, viia see veidi üle $2 galloni kohta. Viimane asi on üks olukord, millele ma teie tähelepanu juhin ka Iisraeli avalikus arvamuses, isegi selles, lubage mul nii-öelda parem tsentristlikus osas. Seega ka nende seas, kes tavaliselt toetavad Netanyahut ja tema valitsust valimiskampaania ajal. Kes hakkavad endale samu küsimusi esitama. Neid samu küsimusi küsitakse ka Washingtonis. Nimelt, kas me sekkusime režiimi muutuse eesmärgil ja režiimi muutus pole toimunud? Iraan on endiselt Teheran, mis asub 2 lennutunni kaugusel Tel Avivist. Raketiinstallatsioon, mis on asi, mis tegelikult kõige rohkem muret teed, on Ameerika luureandmetel küll poole võrra vähenenud, kuid olukord pole siiski korras. Ja Liibanon. Liibanonist võib saada järjekordne lõputu lugu nagu Gaza puhul. Te olete näinud, et Gaza puhul kinnitas Hamas ka täna hommikul, et ei kavatse relvi loovutada ja jätkab suure osa Gazast valitsemist. Hezbollah saab suuri lööke, kuid tegelikult tekitavad nad jätkuvalt ka kahju iisraelastele. Seega on sul olukord, kus Trump, aga rõhutan ka Netanyahu, on sattunud olukorda, kuhu nad on sisse astunud ja kust nad enam välja ei pääse. Keegi, nagu te nägite, on teinud selle võrdluse. Putin, kes pidi minema Kiievisse ja 3 päevaga kõik ära tegema. Trump ja Netanyahu on sattunud olukorda, kus nad riskivad samamoodi lõksu jääda. Isegi kui sa sõlmid vaherahu, on alati oht, et keegi võib igal hetkel uuesti blokeerima hakata. On veel üks viimane asi, sa oled seda ise näinud. Paljudel Pärsia lahe riikidel on Trumpi poliitika suhtes väga kriitiline hoiak. Siin on lahknevus,
sest see tuleneb erinevatest huvidest, mis on seotud nii geostrateegilise positsiooniga kui ka sellega, et Ameerika Ühendriigid pole kaitsnud Pärsia lahe majandusi ei oma baasidega ega ka oma poliitikaga. Hallim asi on alustada sõda ja seda mitte võita. Põhimõtteliselt Trump, kellel pole isegi julgust seda sõjaks nimetada, sest muidu peaks ta tunnistama, et on ületanud seaduses sätestatud 60-100 päeva piiri. Ka sina oled rääkinud, tegelikult räägid ta erioperatsioonist. Midagi, mida ka Ameerika meedia hakkab ütlema. Olen juba kuulnud erioperatsiooni kohta. Seda, mida 9. kuupäeval Putin ei suuda tähistada, kui droonid saabuvad Punasele väljakule. Nii see ongi. See, mida Peskov ütleb, et nad ei tähista seda Ukraina terrorismi ettekäändel, tundub mulle täielik jama. Ma ei usu, et ukrainlased kunagi tabaksid Punast väljakut just sel hetkel. Tõde on see, et selle paraadi korraldamine nõuab ikkagi teatud pingutust ja tõenäoliselt ei taha nad seda teha ning otsivad lihtsalt teist ettekäänet. Samal ajal, kui sa rääkisid taustal koos Eduardova, vaatasime me kiiresti ilmuvaid uudiseid. Plahvatused Bandar Abbasi sadamas, mida on teatanud mitmed agentuurid. Ootasin kinnitust veidi autoriteetsemalt agentuurilt. Reuters teatas nüüd 15 minutit tagasi, et Iraani uudisteagentuur Fars on öelnud, et mitmeid helisid koos plahvatustega on kuulda olnud Bandar Abbasi linna lähedal. Lisades, et nende helide päritolu ja asukoht olid teadmata. Seega ei teata täpselt, mis see on, samal ajal kui juba levivad kõik vandenõuteooriad, et iisraelsed ründavad, et kogu olukord segamini lüüa. Giorgio, kas oled seal? Kas oled elus ja võitled koos meiega? Vaatame, kas Giorgio on elus. Minu arvates on üks põhipunkt see, ma vaatasin Trumpi arutelu ajakirjandusega ja nii edasi. Ja seal on üks huvitav punkt, kus ta mingil hetkel ütleb, et ta ei taha oodata vaherahu lõppu, siis tunnistab, et see on sõda, ühesõnaga ta räägib endale vastu. Ja seda on paljud Ameerika meediaväljaanded kajastanud kui katset varjata selle sõja kulusid ja kahjusid. Tsensuur on ilmne. Kuna Giorgio tundub olevat AFK, siis ma kirjutan talle vahepeal WhatsAppis. Vahepeal, kui sa, Eduardo, tahad jätkata Ameerika Ühendriikide tabamuse saanud sõjaliste objektide teemaga koos kõigi satelliidipiltidera. Ma tean, et sa tegid postituse X-is, sa tegid ka selle loo kokkuvõtte. See tuleb palju kallim, mis seostub täpselt sellega, mida Daniele ütles. Eri riigid saavad aru, et Ameerika baaside võõrustamine ei paku mingit kaitset. Vastupidi, see tõmbab hoopis tuld enda peale. Jah, kõigepealt tere õhtust kõigile. Nagu sa õigesti ütlesid. On ilmunud veel üks kinnitus, nagu näete, allikatest, mis kindlasti ei ole Iraani allikad, vaid täiesti lääne meediast pärit kinnitus. Kahjustuste ulatusest, mis on selle sõja aktiivses faasis põhjustatud, mis praegu on peatatud. Ja me juba teadsime sellest, ma olin sellest rääkinud ka X-is, suuremast osast, võib-olla kõige tähelepanuväärsemast osast. Nendes kahjustustest kindlasti mäletate, oleme rääkinud ka varasemates otseülekannetes väga olulistest sihtmärkidest, mis said tabamuse, nagu ballistiliste rakettide tõrjepatareid, radarid isegi. Ja juhtimine ja kontroll. On Kaja, ma ei tea, kas ma saan olla. Ei, okei, pole midagi. Ütlesin, et paljud neist olulisematest kahjustustest on juba teada, kuid see, mis tuleb välja sellest hiljutisemast uurimisest, mis, nagu öeldi, kasutab satelliidipilte ja just lühidalt Mirko mainis seda juba varem, satelliidipiltide roll selles konfliktis ei ole tühine, sest tõepoolest Ameerika Ühendriigid kehtestasid vahetult pärast konflikti algust omamoodi satelliidipiltide levitamise keelu. Loomulikult nendele lähedal seisvate agentuuride ja ettevõtete poolt. Sellest hoolimata õnnestus meil ja nagu näete ka teistel dokumenteerida väga palju kahjusid. Ja see juba annab meile ühe fakti. Ehk siis tänapäeval ei suuda isegi Ameerika Ühendriigid takistada põhimõtteliselt osinti ega ammugi
vastaste riikide luureteenistuste juurdepääsu. Rääkimata ligipääsust mitte ainult oma enda satelliidipiltidele. Kujutage näiteks ette Hiinat või Venemaad, kellel on satelliitide konstellatsioonid. Aga ka luuresatelliitide kasutamine selleks, nagu antud juhul tuvastada, kas rünnakud olid edukad või mitte. Lühidalt, ka väiksemad riigid või mitte suurriigid saavad ligi väga laiale valikule kommertssatelliidipiltidele või suhteliselt lihtsalt sõbralike riikide satelliidipiltidele. See on oluline fakt, sest allikates leiate kogu artikli, kus saate täpselt näha kahjude ulatust. Aga võib-olla peame mõtlema ka sellele, et isegi teada saada, kui palju kahju on tehtud, ei ole lihtne, isegi mitte ründajate jaoks. Ja nagu Mirko Justo ütles, tuleb nüüd välja, et võib-olla on isegi rohkem kahju, kui Iraan ise väitis, mis on märkimisväärne fakt. Aga minu arvates tuleks selle üle veel mõelda, sest minu meelest on see veel üks suurtest, selle USA operatsiooni kaotustest tänaseni. Isegi kui kõik lõpeks homme. Iraan tunneb nüüd oma relvi, oma rakette, oma droone, tiibrakette, ballistilisi rakette, kaupmaa-suitsiididroone ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Iraan teab nüüd palju paremini kui varem, millised relvad töötavad, kui hästi need töötavad, milliseid kaitsesüsteeme saab läbistada ja milliseid mitte nii lihtsalt. Ja sellest, mida me näeme, on Iraan ilmselt nüüd teadlik, et tal on heidutuspotentsiaal. Kui ta kasutaks taas suures koguses selliseid tavarelvastust, mis oleks piisavalt tõhus, isegi Ameerika Ühendriikide vastu. Tulevases konfliktis oletame. Nii et minu arvates on see ka kaks asja, eks Eduardo, mis minu arvates on väga oluline. Kui nad vastasid Iisraelile, ei olnud rünnakud eriti täpsed. Kas sa mäletad, kui tehti ka hindamine, Eduardo? See tuli ka just kaugustest. Või õigemini enamik satelliidipilte, mida me Lahe piirkonna baaside kohta näeme, näitavad väga täpseid tabamusi. Seal ei ole juhuslikke kraatreid ega millegi sellist. See näitab, et piirkondlikul tasandil on nad palju ohtlikumad, kui nad oleksid rünnakute vahetuses Iisraeliga. See tuleneb minu arvates just nimelt erinevate relvade erinevast kasutamisest. Kui Iraan ründab, tulistab rakette Iisraeli pihta, saab ta sisuliselt välja lasta keskmaa ballistilisi rakette. Ja ühest küljest on neid kaitsel palju raskem kinni püüda, kui teisest küljest on need ka palju ebatäpsemad. Lihtsalt sellepärast, et nii suurel kaugusel kuhjuvad juhtimisvead ja muud sellised tegurid. Ja ka droonide kasutamine, kuigi Iisrael suudab need tavaliselt peaaegu kõik kinni püüda, seega pole seegi eriti märkimisväärne, aga siiski ka droonid nii suurel kaugusel saad sisuliselt kasutada ainult GPS-i või GPS-iga sarnast juhtimist, mida saab hõlpsasti segada ja nii edasi. Samas Pärsia lahes, ja sellega lõpetan selle teema, on kaugus küll märkimisväärne, kuid väiksem ning Iraan saab kasutada laia valikut palju täpsemaid ja ka odavamaid relvi, kui soovime nii öelda. Samasugused ballistilised raketid, mida Iraan kasutab Pärsia lahes, on lühimaaraketid. Kategooriad võite ise vaadata, kui kaugele need ulatuvad, aga sisuliselt on need raketid mitte ainult odavamad, vaid ka suhteliselt täpsemad. Lisaks on Iraanil ka väike, piiratud arv väga täpseid lühimaarakette, mida nad kasutavad potentsiaalselt ka laevade vastu. Sisuliselt on olemas isegi veel piiratum kategooria, kui rääkida lühimaa ballistiliste rakettide arvust. Koos spetsiaalsete lõppsensoritega, mis tänapäeval ei ole sugugi lihtne asi. Aga ka nii tavalised lühimaaraketid tänu oma lennukaugusele ja piiratud lennuajale on neil sellistel distantsidel palju suurem täpsus. Lisaks droonid, lai valik droone, mida iraanlased kasutavad, võivad sellel kaugusel mõnikord kasutada ka lõppfaasi juhtimissüsteeme, isegi droonid. Mulle tundub, et seda nähti hiljuti rünnakus ühele laevale Pärsia lahe rannikul. Sest sellistel kaugustel, kuigi me räägime ikkagi üle horisondi juhitavatest relvadest, on olemas viise, kuidas neid juhtida. Põhimõtteliselt saab mõnda drooni juhtida kas näiteks droonide releevõrgu abil. Põhimõtteliselt kasutatakse releedroonide abi, et võimaldada drooni juhtimist selle lennu lõppfaasis.
või saab neid juhtida, nagu oleme näinud Ukrainas üsna sageli, kasutades riigi mobiilsidevõrku. Ühesõnaga põhimõtteliselt seega on Pärsia lahe riikide rannikute lähedal see võimalus olemas. Kõike seda ei ole loomulikult rünnakutes Iisraeli vastu, seega tuleb minu arvates arvestada ka nende detailidega. Nii et Georgia, ma tahtsin sinult küsida nende riikide OPEC-ist lahkumise puhul, mis on nende motiivid? Kas see võib vallandada ahelreaktsiooni? Kas on keegi, kes püüab sellest kasu lõigata? Sest see oli ikkagi kammits, mis piiras võimalikke tulusid. Sellises olukorras tahaks inimene olla vabastatud. Siis saab panna kõik hinnad, mida tahab, aga sa võid mind parandada, kui ma eksin. See võib olla ka vastupidi. Ehk selle asemel, et hinnatõusu taga ajada, ajab keegi hoopis hinnalangust taga, kui arvab, et saab nii oma turuosa suurendada. Aga rohkem kui püüda tegelikult mõista, mis võib juhtuda nafta hinnaga, ütleksin ma, et selle pakkumismonopoli ajastu on läbi saanud, mis oli juba aja jooksul vähenenud ja nüüd veelgi enam. See tähendab, et enam ei ole nii, et Saudi Araabia juhib ja kõik teised teevad seda, mida Saudi Araabia ütleb. Tõenäoliselt on siin kaalutlusi, mis on majandusvälist laadi. Asi pole ainult selles, et nad tahavad nafta hinda kontrollida. Nii et selleks, et nafta hinda tõsta, pead pakkumist vähendama, kui nõudlus jääb samaks. Nii et see laheäärne riik, kui ta tahab kõrgemate hindadega rohkem tulu saada, peaks pakkumist vähendama, aga see ei tähenda, et teised seda teeksid. Nii et see on palju keerulisem, kui paistab, kuigi tegelikult on see lihtne mäng. See tähendab, et ma suudan nafta hinda tõsta, kui ma vähendan pakkumist. Kui aga mina seda vähendan ja teised tõstavad, siis ei juhtu mitte midagi. Nii et ma ütleksin, et see on praegu väga keeruline teema. Aga hetke valik on muidugi eriline, eks? Jah, on selge, et praegu arvestades kõike toimuvat ja nii edasi, on see väga eriline valik. Aga mis puudutab nafta küsimust, siis asi on selles, et isegi kui Hormuzi väin avatakse, on asi selles, kui naftakaevud suudavad töötada, kui kõik tööstuslikud tegevused puurtornide ümber, see tähendab rafineerimistehased, suudavad töötada ja kui kogu logistika nagu torud, sadamad, infrastruktuurid suudavad töötada suhteliselt lühikese aja jooksul, kui aeg on suhteliselt lühike. See tähendab, et tekib vaherahu ja väin avatakse uuesti, ei tähenda see, et äkitselt kõik hakkab tööle. Kõik töötab ainult siis, kui kõik töötab. See tähendab, kui kaevud, infrastruktuurid ja nii edasi ja nii edasi. Kui need kohe ei tööta, siis kui oled avanud, tekib sul nafta juurdevoolu probleem. Nii kaua, kui saad kasutada naftareserve, seda nähtust ei teki. Aga reservid saavad otsa. Seega, mida tõsisemad on kahjustused kogu ahelas, jättes kõrvane laevade väljumise. Kui kõik kahjustused on tõsised ja enne kui neid parandada saab, kulub palju aega ning sinu olemasolevatest reservidest ei piisa. Siit tekibki kriisi probleem. Hindade märkimisväärne tõus. Ütleme nii, et seda kriisi võiks leevendada osa naftast, mida eksporditakse torude kaudu, mis läbivad kõrbe ja viivad Punase mere äärde ja niidesi ja niidesi. Aga see kõik on väga keeruline mõista, sest keegi ei suuda mitte ainult teada, millised on kahjud, vaid eelkõige ei tea keegi, kui kiiresti need kahjud parandatakse. Seega, mida rohkem aega kulub, seda vähem on sul kasutada naftareserve ja seda rohkem võib nafta hind tõusta. Ja tegelikult ei teata täpselt, milline see olukord on. Üks huvitav asi on see, nafta hind, kui sa ostad selle kohe, on palju kõrgem kui tulevikutehingu hind, mis oleks nafta hind, mis kehtib mõne aja pärast. Seega turud panustavad sellele, et mõne aja pärast lähevad asjad paremaks, sest kui ma maksan 3 kuu pärast nafta eest vähem kui täna, siis arvan, et 3 kuu pärast on hind madalam kui see, mida ma täna maksan, et kohe barrel kätte saada. Tegelikult valitseb suur ebakindlus. Viimane asi, miks öeldakse, et finantsturud ei karda, see ei vastu tõele. Sest Ameerika börs tõuseb tänu kõrgtehnoloogiale ja osaliselt ka naftale.
95% Ameerika Ühendriikide aktsiatest tõuseb vähe või üldse mitte. Tõusevad kõrgtehnoloogia aktsiad, seega arvatakse, et selle naftakriisi ajal on kõrgtehnoloogia immuunne ja ka naftatootjad on arvatavasti immuunsed. Seega tõusevad need 2 sektorit ja ülejäänud mitte. Kuna need on olulised sektorid, siis kogu indeks tõuseb ja öeldakse, et turgudel pole hirmu. Kuigi tegelikult see nii ei ole. Teine asi on see, et Trumpi majanduspoliitikat hindavad turud mitte lühiajaliste intressimäärade, vaid pikaajaliste tulususte põhjal, mis on tõusnud. Ja seega olukord rahandus peale selle, et rahandus ei tea, kuidas asjad lõppevad loomulikult, sest inimesed ei tea, milline tulevik tuleb, aga isegi kui vaadata, siis on selgelt näha, et mingit toetust ei ole. Kõik, mida saab öelda, on see, et me oleme peaaegu lõpus. On olukord, mis sarnaneb Putini sissetungiga Ukrainasse. Kuulsa Moskva nalja järgi arvas ta, et tal on selja taga Saksa tööstus, Wehrmacht, aga tal polnud kumbagi neist 2. 4 aastat varem arvas ta, et võtab Pariisi mõne päevaga. Oli neid, kes arvasid, et 3 päeva. Ka Iraani puhul on tegemist tugeva alahindamisega. Ütlen viimase asja. Tänu aastakümneid kestnud sanktsioonidele on iraanlased industrialiseerunud. Nad on suhteliselt tööstuslik riik, arvestades, et nad on arenguriik, toodavad üle 1 miljoni auto ja neil on börsil noteeritud 660 ettevõtet. Seega arvata, et tegemist on külakestega riigiga, mida sa pommitad ja nad annavad alla, on saatuslik viga. See ei ole Afganistan. See on industrialiseeritud ja ka üsna arenenud. See ei ole arenenud, see ei ole Šveits, aga see ei ole ka Afganistan. Lisaks on seal 90 miljonit inimest. Ja ma tahaksin näha, kuidas sa sellises olukorras sinna maavägesid saadad. Nii et sellest loost võid tulla suur segadus. Tahtsin sult seda küsida, Giorgio, sest minu arvates on see väga huvitav. Ma vaatasin ka põhjuseid, miks mõned riigid astusid teise maailmasõtta. Näiteks Jaapanil oli 12 aasta jagu naftavarusid. Kõigil siin, kaasa arvatud hiinlastel, on parimal juhul 1,5 kuni 2 kuud varusid. Seega võimekus selliseid kriisiolukordi nagu see hallata, isegi kui tegemist on lihtsalt ummikseisuga, kus jah, keegi ei tulista, turud ei lähe hulluks, aga nafta ikkagi ei liigu. Kui see venitamine peaks jätkuma ja eks näis, kui tõsised need läbirääkimised tegelikult on, siis milliseid samme saaksime meie Euroopas astuda, et hindu all hoida? Ma vaatasin 2 nädalat tagasi, siis oli hind 1,6 või 1,7. Nüüd on see juba peaaegu 2, lihtsalt et anda ettekujutus bensiinist. Millised on meie võimalused majanduslikust vaatenurgast ja varude seisukohalt seda olukorda leevendada või tasakaalustada? Sõltumata sellest, kas nad tulistavad või mitte, kui kaua me suudame seda teha. Kui see kestab 3 kuud järjest. 3 kuu pärast ei piisa sinu varudest enam. Ja seega, kuna sul ei ole kohe asendust võtta, saad sa söeelektrijaamad uuesti tööle panna. Olgu, aga see ei tähenda, et sa asendad oma päikesepaneelid. Kujuta ette, tuumaenergiaga läheb aastakümneid, et see tagasi saada. Nii et jätad tuumaenergia kõrvale, mida tihti mainitakse kui lahendust naftasõltuvusest vabanemiseks. Läheme üle tuumaenergiale, aga tuumaenergia võtab aastakümneid. Seega jätame selle kõrvale. On võimalus kasutada rohkem alternatiivenergiat, aga ka neid tuleb paigaldada, teha, loota lühiajaliselt. Sul on tõsine probleem, sa saad hakkama ainult siis, kui varud peavad vastu. Senikaua, kui kaevud pole rikutud, infrastruktuurid pole katki, aga isegi kui kasutada Hormusi väina avatuna püsimise stsenaariumi, probleemiks on kahjud nafta tootmisel ja laevadele laadimisel. Halvim stsenaarium on see, et kaevud on hävitatud ja laevad ei pääse läbi. Pool halvimal juhul laevad küll liiguvad, aga sa ei suuda piisavalt toota. Nii et kuidas iganes sa seda ka ei pööraks, pead kasutama reserve ja just see saab kogu loo otsustavaks küsimuseks. Viga, mida poliitikas võiks teha, on just see. Lühiajaliselt saad sa aidata aktsiise vähendada ja siis aidata neid, kes kõrgete hindade tõttu raskustesse satuvad. Aga kui kriis kestab edasi,
siis lisaks sellele riskid sa riigieelarvet nõrgestada. Aga kõige hullem on see, et sa looksid stiimuli mitte midagi teha, samas kui suurem stiimul tegutsemiseks tekib siis, kui hinnad tõusevad. Sest siis hakatakse tõhusamalt tegutsema, sõidetakse vähem autoga, tehakse üht ja teist. Nii et need on kõik valikud, üks keerulisem kui teine. Ja kus see on? Ainus lootus. Ja siin ma lõpetan oma ettekande. Ainus lootus on, et nähes, et kõigil on halb, tekib tõuge mingisuguse kokkuleppe leidmiseks. Keegi ei võida, kui niimoodi edasi minna. Ei iraanlased, kellel pole raha, sest nad ei müü naftat. Ei aasialased, sest nemad ei saa seda. Ega ka Ameerika Ühendriigid, sest nad on sattunud sõtta, mida nad ei suuda võita. Ja seal see probleem ongi. Israellastel on igati huvi Iraani hävitada. Sest kui nad hävitaksid Iraani, oleksid neil türklased kohe ukse ees. Seega sobib ka neile nõrk Iraan, aga mitte liiga lüüa saanud. Seega lootus on, et kõik saavad aru, et parim lahendus on mingil moel kokkuleppele jõuda. Muide, ma olen viimasel ajal näinud mõningaid analüüse, mis räägivad sellest, et need, kes lootsid Iraani ladude täitumisele, tegelikult suudavad nad praktiliselt toota ja rafineerida seda, mida neil sisetarbimiseks vaja on selles etapis. Ja üks küsimus Kassile, tahtsin öelda Paolole. Kuidas sina seda näed, kogu seda asja? See läbirääkimiste venitamine ja tõmbamine, muide väga ilusad läbirääkimised, sest need on need kuulsad viimase faasi läbirääkimised, kus isegi ei nähta üksteist. Isegi kahte meeskonda ei kohtu omavahel ja ma arvan, et see käib peaaegu suust suu. See oli üks neist mängudest, mida väikestena mängiti, kus öeldi esimesele järjekorras üks sõna ja siis saadi aru alles viimase juures. Mine! Sekkub ka Mikrokiisu, kes täna kuulub samuti seltskonda. Kuidas mina seda näen? Mina oleksin ajaloolise arengu pärast üsna mures. Sest iga kord, kui kuskil mingis nurgas hakatakse pidama läbirääkimisi, leidub keegi, kes kinnitab ründelennukite tiibade alla mõne raketi või midagi muud. Nii et kuna 2 ilma 3 ei jää ja kuna 2 on juba olnud, siis oleks veel 3 puudu. Kõik see jutt, mis me oleme rääkinud läbirääkimistest, Ormusi väina taasavamisest, sulgemisest, mina blokeerin, sina blokeerid, ei, mina blokeerin enne ja paremini kui sina. Me ei räägi siin elevandist toas, kes on Iisrael, kes suudaks tõesti hetkega kõik õhku lasta ja ta teab seda väga hästi. Nimetagemegi teda. See pole isegi tasakaal, see on pigem kaugelt üksteise jälgimine ja tal on selleks nii võimed kui võimalused. See ongi tegevus. Siis Eduardo täpsustab rohkem. Ta ei saa rünnata ükskõik kuhu nagu tahab, aga isegi väike, rohkem kui lihtsalt demonstratiivne rünnak suudab selle läbi viia ilma, et oleks vaja sõltumata ameeriklaste võimest teda toetada või mitte. Sel hetkel liiguks pall edasi, see oleks ajutuselt iraanlaste käes. Mida sa mõtled, et kui Iraan ei reageeriks kuidagi uuele rünnakule, mille viiksid läbi ainult iisraellased ja mis muudaks olukorda täielikult? Ja selles mõttes, kui ka ameeriklased ei toetaks seda rünnakut, oleks see üks kaudseid viise, kuidas Iisrael sellest konfliktist välja tõrjuda. Ja ta ütleb, kuule, sa proovisid, mina sind ei toeta, teine pool ei reageeri, vaata ise, kas rahuned maha, aga see on minu arvamus. Ja tavaliselt see kunagi ei juhtu, kui vaadata tema nägu, Mikrokiisu. Ka tema pole veendunud. Kõik arvesse võttes, see võib ka nii olla. See võib tõesti nii olla. Läbirääkimised? Keegi on kirjutanud või õigemini öelnud, et viimastel aastatel, 2 aasta jooksul ütleme, riik, usaldusväärsus ja enesekehtestamisvõimest, mis on suurriigi jaoks kõige tähtsam asi. See tähendab, et pead oma sõna. Ole ettevaatlik, mida ütled, aga siis oled sunnitud oma sõna pidama. Nii et riik, millel pole enam enesekehtestamisvõimet ega väärtust, selle sõnal pole suurt kaalu. Sellest on järele jäänud vaid riik, millel on tohutu sõjaline jõud. See ongi kõik ja see on natuke vähe. Sellele ei usaldata enam. Mõelge,
et supervõim, mis tekitab ainult hirmu ega ärata enam usaldust, ei tekita enam usaldust. See on suur võim, mis varem või hiljem ühel või teisel moel asendatakse kellegagi, kes tekitab natuke vähem hirmu ja natuke rohkem usaldust. Ja selles valguses arvan, et võib ka nii vaadata, et Hiina ei ole praeguse olukorraga kuigi rahul, hoolimata kõigest. Kas me näeme teda peamise peategelasena või ei näe me teda sellisena, nagu meie arvame, et peategelane peaks olema? See on samuti oluline asi, sest me kujutame ette, et kogu ülejäänud maailm käitub nii nagu meie. Seega, nüüd teeme seda, läheme sinna, paneme, teeme. Siis saad aru, et hiinlased, tulles teisest maailmast, teistsuguse mõtlemisega, teevad seda, mida teeks üks hiinlane või mida nad on alati teinud. Tõenäoliselt ootame mingit juhtrolli. Et Hiina praegu, kuna ta järgib oma teed ja lähtub oma kultuurist, tundub see tee peaaegu juba ette määratud. Vaadake, kahju ei seisne selles, et meil pole enam rakette või et varud on otsas või et me ei suuda neid täiendada, sest see on lõppkokkuvõttes tööstuslik küsimus. Kahju on selles, et niipea kui mainid Ameerika Ühendriikide presidendi ametit, hakkavad kõik naerma. Sellisele satiiritasemele ei jõudnud isegi fašism ega natsism, kui nad tegid Bocca-Siile karikatuure, kui keegi seda mäletab. See tähendab, selle kaotamine on tohutu maine kahju, nagu vahel öeldakse. Kas nüüd siis nii? Mingil õnnetul põhjusel. Need läbirääkimised, mis nagu sa ütled, on läbirääkimised inimeste vahel, kes kohtuvad omavahel, isegi ei räägi. Jäetakse sedelid puu alla kuskil midagi sellist. Kui ka seekord, kui niimoodi peetakse väga raske töö üle läbirääkimisi, juhtub midagi, mis reedab läbirääkimiste vaimu. Ma arvan, et tõesti, kui Ameerika Ühendriikidel on veel mingidki järele jäänud läbirääkimisvõimed, mitte Iraani, vaid kogu ülejäänud maailma suhtes, siis need hävitatakse täielikult. Mis siis alles jääb? Jõud, kindlus, et millal, et võib-olla ta ei ütle sulle seda, aga kui tal kuidagi tuju tuleb, siis ta võtab ja pommitab sind. Sest sa ei andnud talle baase Sitsiilias, sest sa importinud liha Montanoolt, sest sa ei taha östrogeenidega kanu. Näed, annan teile veel paar andmeid. Trump ütles eile, eeldades, et nad olid nõus andma seda, mis oli kokku lepitud. Ja võib-olla on see suur eeldus. Operatsioon Big Fury lõpeb ja blokaad võimaldab Hormuzi väina taas avada. Kui me ei jõua kokkuleppele, algavad pommitamised ja kahjuks on need palju tihedamad kui varem. Tänan teid tähelepanu eest, tänan. See asi on tehtud. Päev enne seda olid mõned riigid praktiliselt blokeerinud oma õhuruumi kasutamise ja nii edasi. Minu arvates oli see viis vahele segada. Nagu öelda, me ei ole taasalustamisega nõus. Võib-olla ka poliitiline sõnum. Järgmine. Tšau, 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 tšau. Tere. Tere. Täna tund enne otseülekannet. Tegelikult isegi vähem kui tund enne otseülekannet. Lahe suvi. Koos institutsioonidega, mis blokeerisid Freedom Projecti, mis oleks väina taasavamise projekt ning seega annaksid nad taas juurdepääsu baasidesse ja õhuruumi. Ma ütlen seda sellepärast, et samal ajal, kui me räägime, liigub ringi palju kummalisi uudiseid. Winterisse ma usaldan, sest ta on üks minu moderaatoritest. Ta naerab erinevate Iraani rannikualade üle, mis on omistatud mingile täpsustamata vaenlasele. Enne seda rääkisid nii Reuters kui ka mitmed agentuurid kummalistest plavatustest. Kui sa paned kõik need asjad kokku ja see on ka tõsi, et me olime väga lähedal jamale selles mõttes, et iisraelased olid juba hakanud sildu õhkima, ründama mõningaid naftastruktuure ja siis äkki jäi kõik seisma. See oli vaid samm vastastikuse hävitamiseni. Jah, kindlasti jah, aga ma arvan ikka veel, et me oleme täiesti selle ületuse keskel siin. Sest mis kasu on Iisraelil sellest, kui ta aksepteerib ühe?
mis tahes Ameerika-poolne näiline võit, kus kuulutatakse end võitjaks ja minnakse minema. Kus Iraani pole maatasa tehtud, nagu Iisraeli juhtkond nõudis. Ma mäletan, et nende minister Kats ütles, me oleme siin selleks, et viia Iraan tagasi pimedasse keskaeva, midagi sellist. Seega ei saavutada ühtegi strateegilist eesmärki, välja arvatud oma peamise vastase üldine nõrgestamine. See ei toimi. See tähendab, et see on nagu mängu peatamine seisul 0-0 ja sellest ei piisa. Seega on oht, et Iisrael tahab mängida lisaaja peale, et oma idees võita. Kui mitte lisaajal, siis vähemalt penaltitega. Aga see ei ole selline mäng, vabandage metafoori pärast, see ei ole selline mängida, saab lõpuni mängida. Iisraeli vaatenurgast ei saa seda mängu lõpetada seisuga 0-0 või viigiga 1-1. Sest see on neid liiga palju sidunud, see on sidunud nende kui riigi usaldusväärsuse. See on kogu maailma avalikkuse tähelepanu all. On ka teisi mõjusid. Iisrael peab arvestama ka sellega, et väga paljud tema kodanikud ja usukaaslased elavad välismaal. Ja nad annavad välismaalt teada, millised on nende elukohariikide tunded Iisraeli poliitika suhtes. Selle kõige taustal, mis on igal juhul kõrge hind, soovib Netanyahu valitsus õiglaselt või ebaõiglaselt saavutada lõpliku tulemuse. Ja tema strateegias tähendab lõplik tulemus seda, et panna Iraan järgmise 30 või 40 aasta jooksul olukorda, kus ta on täielikult kõrvaldatud igasugusest võimalikust vaidlusest. Midagi, mis pole isegi veel alanud. Tegelikult on see sõda kokkuvõttes selgitanud kahte selgelt eristuvat liitlasjoont, mis sõja alguses polnud sugugi nii selged. Ma pean silmas alustades viimasest, andke andeks, kui võtan minuti, Araabia Ühendemiraatide lahkumist OPEC-ist, mis ei ole ainult nafta küsimus. See on ka nafta küsimus, aga samuti hindamise küsimus, kuidas rahaks teha. Ressurss, mis nende hinnangul ei pruugi umbes 30 aasta pärast enam nii väärtuslik olla. Ja selle üle, et nemad saavad oma naftat müüa, sest neil on ikkagi torujuhe, mis viib nafta lahest välja. See pole eriti palju, 1 800 000, 1 500 000 libaasjade kohta. Aga kui vaadata ainult naftat, siis ei saa sellest eriti aru. Araabia Ühendemiraadid ütlesid, me otsustame olla ameeriklaste ja iisraellastega. See tähendab, et ollakse teiste araablaste vastu, kes olete teisel poolel. Teisel poolel on Saudi Araabia, kes hakkab ütlema, aga võib-olla leiame me Teheraniga siiski mingi kokkuleppe. Kes neid selleks survestab? Pakistani survel, keda omakorda survestab Hiina. Need on 2 suurt plokki. Kui need 2 plokki on täna üsna selged, siis palju selgemad kui enne operatsiooni, enne kui Trump sulges ühe avatud väina. See sõltub sellest, kumb neist 2 plokist otsustab võita, sest üks neist viskab teise välja. Need 2 üksust ei saa koos eksisteerida, sest nende poliitilis-strateegilised lähtekohad on väga erinevad. Saudi araablased ütlevad lihtsalt, kuna meie oleme siinpool kõige suuremad ja teie olete sealpool kõige suuremad. Kui meil on paar tugiriiki, mis tagavad stabiilsuse, kuid me loome uue arhitektuuri. Rohkem vähem sõltumatult Ameerika Ühendriikide füüsilisest ja sõjalisest kohalolust, proovime järgmised 30 aastat hakkama saada. Selle mõtte vastu on kirjas, ei, me ei saa ameeriklastest mingil moel vabaneda. Ma räägin Araabia Ühendemiraatidest, räägin Iisraelist ja räägin Ameerika Ühendriikidest, kes ütlevad, meie eesmärk on arhitektuur, mis on kokkuvõttes väga sarnane varasemate aastakümnete omale ja kus nemad on kesksel kohal. Ameerika Ühendriigid kui reaalne sõjaline kohalolek ning nende valuuta roll naftakaubanduses. Nagu maailm, kus selles maailma osas on endiselt Ameerika Ühendriigid need, kes ütlevad ja juhivad asja. Nii et pommi viskamise idee tähendab minu arvates just selliste tasakaalude ründamist,
mis on praegu väga ebakindlad, need on need 2 suurt leerit, mis praegu vaherahu ajal vaatavad üksteist. Tasakaalu kallutamine ühele või teisele poole võiks olla põhjus, miks mina näen ainult Iisraeli. Raskelt vaherahu katkestab lootuses, et Iraan teeb sama. Sundides ameeriklasi sel hetkel taas relvad haarama, korraldama veel ühe pommitamisvooru ja kuulutama 14. korda järjest võitu. Sest ei 9-ni on nad jõudnud, mulle tundub, ma ei tea. 9-10 ma olen segaduses. Kas keegi teab? 9 korda. Mitu korda neid oli? Isegi tema ei tea seda. See, mida ma mikrokassile ütlesin, tegelikult meeldib talle. Meeldib, vaadates talle näkku, jah. Annan sulle veel ühe fakti, sest tead, samal ajal, kui me siin vestleme, tulevad uudised välja. Ameerika luure väidab, et Iraan suudab Hormuzi blokaadile kuid vastu pidada. Ajalooliselt on ta vastu pidanud 3 kuud, on vastu pidanud 3 juba ajaloolise faktina. Täielik blokaad, mitte midagi ei liigu, ma ei anna sulle isegi aspiriini ega kohvipakki. Ta on vastu pidanud 3 kuud. Seega on see neil olemas oma sotsiaalses ja majanduslikus mälus ning enesekuvandis. See ei oleks sugugi esimene kord. Ja teate, iga põlvkond vajab oma kangelasi. Tõenäoliselt tekitab see hoiak solidaarsust, aru saama, et me ei anna alla isegi nende ees. See on üks võimsamaid relvi kaasaegsete sõdade puhul. Näeme seda ka Ukrainas näiteks. See on üks relvadest, millega Putin ei arvestanud. Daniele, samal ajal kui see kõik toimub, jätkab Iisrael oma tegevust. Raamat ütles, et nad löövad igal pool, ilma vahet tegemata. Seega tahaksin näha sind ja Georgiot koos. Ma mõtlen, et on olemas Iisraeli varjatud plaan, mis tegutseb väljaspool seda, mis toimub Trumpi ja iraanlaste vahel. Ja teine küsimus, mis on Georgiole, kas meil on need 4 kuud Georgio, et eksisteerida? Ja ma pean kohe vastama. Jah, isegi enne Danielet. Tuleb teha. Probleem on nendes muutujates, mille üle sa arutled. Oletame, et sul on võimalus katta nafta nõudlust. X bariili. Probleem ei ole selles, et sul on varu, mille suurus sa tead. X barrelit saadaval või Itaalias, sest oled selle ladustanud või ostnud sellelt, kes on selle ladustanud ja sulle müüb. See ei ole asja tuum, küsimus on teistes muutujates. Me ei tee neid asju, millest enne rääkisime. Naftakaevud, naftakaevudega seotud keemiatööstus, infrastruktuurid. Hästi. Kuna sa ei tunne neid teisi variante, ei suuda sa hinnata, kui kaua sinu naftavarud võimaldavad sul edasi tegutseda nii, nagu midagi poleks juhtunud. Seega on see lihtsalt oletamine, ja vastus on samuti oletamine. Nii et praegu näen, et nende teemade kajastamises on toimunud muutus, mis sisuliselt väidab, et olukord läheb tõepoolest hullemaks just seetõttu, et hakatakse arvestama nende muutujatega, millest ma räägin. Ma ei ütle, et ma need ise välja mõtlesin. Nüüdseks on laialt levinud arusaam, et sinu probleem on naftakaev. Keemiatööstus ja infrastruktuur, see ongi asja tuum. Sealt saab aru, kui kaua läheb aega, et saada tagasi märkimisväärne naftapakkumine. Aga kuna sellest asjast ei saada aru, sest see ei sõltu ainult sööast, vaid ka tekitatud kahjudest ja keegi ei tea täpselt, millised need on, kui kaua siis aega läheb, et öelda, meil on reservid olemas. Hea küll, kui sa tahad rahvast rahustada, öeldes, härrased, me oleme väga hästi organiseeritud. Aga tegelikult sa ei saa seda teada, sest teiselt poolt on liiga palju muutujaid ja keegi ei tea, millised need on. Nii et ma ütleksin, et minu vastus on, kui kiiresti me sellega hakkama saame ja loomulikult ma ei tea seda. Probabilmente tõenäoliselt mingil hetkel meist ei piisa. Kui olukord on tõsine, siis sel hetkel on sul poliitilise võimuna valiku võimalus. Kas jätad hinnad turu hooleks, lootes, et tuleb mingi reaktsioon
või sekkud ja püüad hindu ohjeldada. Need on kaks võimalust. Sekkuda, et hindu ohjeldada. See on populaarsem, teine on vähem populaarne. Ja tõenäoliselt sellepärast valitakse seda harvemini. Enne meid räägiti sellest, et kui see kestab 1 või 2, siis lõpuks võetakse see kokku aasta keskmisena. Ma käisin ka ise seda rääkima. Aga kui see kestab 4 kuud, siis ma võtan su sõnad üle. Kui see kestab 4 kuud, 5 kuud, kes selle mõju ära kannab? Ja eriti veel need varad, mis meil on sellise kriisi haldamiseks. Seal, sest üks võib omada kõiki vajalikke varasid, aga kui neist ei piisa, siis ei saa sa seda isegi hallata. Ja tundub, et Trump veab meid selle lahenduse poole. Ma usun, et ka see Saudi Araabia ja teiste riikide tõmbamine, tõukamine, kes ütlevad neile ei, ärge kasutage meie õhuruumi. Need on nii tehnilised sõnumid selles mõttes, et võib-olla nad olid kohe alustamas ja ütlesid, vaadake, meil on varsti vaja, kui ka poliitilised sõnumid, et sellest eemale hoida, kuigi lõpuks on sellest raske eemale jääda. Sisi. Hiina ostab küll, aga tal on ka palju suuremad reservid. Tõsi, ta tarbib palju rohkem, aga tal on ka reservid ja tal on võimalus kasutada kivisütt. On olemas hinnangud, kui palju nad saavad kivisöega katta võrreldes nafta kasutamisega. Tõenäoliselt on olemas mingi protsent. Mina ei tea neid, aga väga tõenäoliselt need on olemas. Aga ütleme nii, et selles mõttes on neil hästi, sest neil on suured naftavarud ja nad saavad teha seda, mida nimetatakse üleminekuks kivisöele. Ameerika Ühendriikides on meil riigisiseseks tarbimiseks rohkem kui piisavalt naftat pakkuda. Küsimus on aga hoopis milleski muus. Kuid asja tuum ei ole selles, et Ameerika Ühendriigid ei toodaks piisavalt naftat, et peaksid seda importima ja ise ära tarbima. Asi on selles, et kui nafta hinnad kogu maailmas tõusevad, hakkavad ameeriklased müüma naftat kõrgema hinnaga ülejäänud maailmale. See seletab, miks bensiini hind Ameerika Ühendriikides on järsult tõusnud, sest nad toodavad sama palju kui varem. Tegelikult ei ole midagi juhtunud. Probleem on selles, et mina ameeriklane tean, et Euroopas või mujal on hind selline ja ma müün sinna ning hind tõuseb. Nii et nad ei ole immuunsed isegi, kui neil on oma tootmine, sest turud on omavahel seotud. Kas sa siis ütled, et need, kellel on oma tootmisvõimekus, on immuunsed? Ameerika Ühendriikide puhul mitte, sest rahvusvahelised hinnad tõmbavad USA toodangu välismaale või hoiavad nad seda Ameerika Ühendriikides ainult siis, kui hinnad on samad nagu mujal maailmas. Nii et nemadki maksavad samamoodi kõvasti rohkem. Ja tuleb arvestada ka ühte peensust. Meil ei tõuse tanklas kütuse hind nii palju, kui tõuseb see kaevandamisel. Selle põhjuseks on aktsiisid, mis, ütleme nii, toimivad hinnapuhvrina. Ameerika Ühendriikides on aktsiisid peaaegu olematud. Seega nafta hind. Seega on see nagu vedruefekt. Meil on need rohkem surutud. Seal ei ole aktsiise. Seega kajastub see kohe tankla hinnas. Nii et elagu aktsiis. No jah, elagu aktsiis kõlab karmilt, aga ütleme siis selles kontekstis elagu aktsiis. Ma ei läheks selle jutuga poliitikasse, Georgia. Ma ei kavatse öelda, et elagu aktsiis, ei. Elagu Chiisa, jah, sest see on kaunis mäekuru La Spezia ja Parma vahel. Elagu Chiisa kuru. Ja. Daniele, kuna sa oled ka nendes piirkondades käinud, jälgid sa seda palju? Ei, küsimus on Iisraeli paralleelplaanis. Tahtsin ka natuke näha ameeriklaste arvamus, kuna enam-vähem kõik arvavad, et nad on sellesse hullumeelsesse projekti iisraellaste poolt kaasa tõmmatud. Mikrofon siis, ma olen siis. See on väga oluline punkt. Gaza juhtum, seega Iisraeli reaktsioon Hamasi 2023. aasta 7. oktoobri rünnakule. See on mõjutanud ja radikaliseerinud Ameerika avalikku arvamust. Sellest rääkisime paar nädalat tagasi. On olemas põlvkondlik lõhe. Seega minu põlvkonna demokraadid ehk siis beebibuumerid võiks öelda. Nad on suuresti jätkuvalt Iisraeli meelsed. Noored demokraadid
on, nagu näete küsitlustest, järjest enam palestiinlaste poolel. Kokkuvõttes, väga lihtsustatult, mis on see tähelepanuväärne asi, mis praegu toimub? Sama lõhe on tekkinud ka vabariiklaste seas. Ka noorte vabariiklaste seas hakkab tegelikult ilmnema märke, kus nõutakse sekkumist. Ameerika Ühendriikide poolt Iisraelile antavate sõjaliste abide katkestamine, mis minu teada on umbes $3,5 miljardit aastas, ei ole väike summa. Nagu näiteks see, mis 2 nädalaga juhtus. Trump viskas selle lihtsalt minema, sest minu teada on selle operatsiooni maksumus Iraani vastu 2 kuu jooksul olnud umbes $25 miljardit. Aga see on võimas signaal. Isegi kui meenutate varasemaid aegu, New Yorgi linnapea valimine lõhestas väga oluliselt ühe maailma tähtsaima, kui mitte kõige tähtsama ja mõjukaima juudi kogukonna. Nii et on olemas, kuidas nüüd öelda, see on esimene kord alates Iisraeli riigi asutamisest, kui kõik see juhtub. Ütleme nii, et sellel on ka väga arusaadav ajalooline seletus. Minu põlvkond kasvas üles pidades Shoahat, holokausti, absoluutseks kurjuseks, isegi kui mitte otseselt. Meid on väga mõjutanud see, kui uskumatult tõsine oli see, mis inimkonnaga juhtus. Aastate möödudes on selge, et kipud mälu kaotama. Näed ka olukordi, mis panevad sind väärtuste skaalat uuesti läbi mõtlema. Toon teile ainult ühe näite. See, mis läänekaldal toimub, on uskumatult tõsine. Mitte sellepärast, et võimul on Netanyahu valitsus või mõni teine valitsus, vaid sellepärast, et osa Iisraeli elanikest, kes elavad okupeeritud aladel, tahavad ilmselgelt palestiinlastest lahti saada ja tahavad neist vabaneda, rikkudes kõiki demokraatlikke reegleid. Demokraatiates käiakse valimas, hääletatakse. Siis selgitatakse välja, kes valitseb ja kes jääb opositsiooni. Siin on ilmselgelt osa Iisraeli ühiskonnast väljaspool isegi Iisraeli võimude kontrolli. Ärge alahinnake seda, sest minu arvates on see Iisraeli ühiskonna jaoks palju tõsisem kui see, mis toimub Hizbollahiga. Hizbollah. Ma olen ühte asja märganud. Ma olen olnud, sa tegid õigesti, et seda meenutasid. Ma olen olnud neile, kes Iisraeli natuke tunnevad, kui teil on meeles, kuidas kaart välja näeb. Täpselt üleval on üks neist, mis hiljem valiti. Üks neist seal on. Metulla, mis on väike linn, kutsutakse Iisraeli sõrmeks, sest see on 3 küljest ümbritsetud liibanonlastega, kohe paremal on Süüria, põhjas on, kui sa lähed Metullasse, siis 20 meetri kaugusel sinust kõnnivad Hezbollah liikmed lehviva lipuga. Miks ma seda ütlen? Sest on tõsi, et Liibanoni ühiskonnast andsime juba 1,5 kuud tagasi märku neile, kellel oli võimalus meid kuulata. Liibanoni ühiskonnas on lõhe. Šiiade seas ütleme poliitilisem osa šiiadest, et peame jõudma kompromissini ja püüdma Iisraeliga läbi rääkida. Aga näiteks, mina olen ühte asja tähele pannud. 10 000 Lõuna-Liibanonis elanud šiitlikud liibanonlased, kui nad naasid Lõuna-Liibanoni viimastel päevadel, lehvitasid paljud neist Hezbollaha lippe. See on minu mulje, aga see on lihtsalt tänavaajakirjaniku mulje, et Hezbollahil on endiselt märkimisväärne toetus Lõuna-Liibanoni ühiskonnas, mis ei ole täielikult šiitlik. On mõned külad näiteks kristlikud. Aga mul on tunne, et lõhe, mis on šiitlikus ühiskonnas, ei ole nii tugev, nagu paljud arvavad. Ka Jeruusalemmas võidi nii arvata. Kui meenutate, siis 1,5 kuud tagasi olime seal. Me märkisime, et Trump ja Netanyahu pidasid tegelikult 2 erinevat sõda. Pommitasid sama kohta,
kuid 2 erineva strateegiaga. Kui te vaatate, siis mõni nädal tagasi lõpetas Netanyahu tegelikult iraanlaste vastu võitlemise. Tegelikult pidi ta tunnistama, et kogu mäng oli Trumpi kätes ja suunas juttu Liibanoni peale, leides enda taha 90% Iisraeli ühiskonnast. Isegi opositsioon, kes teda vihkab ja tahab teda vanglasse panna, arvab, et ta väärib seda mitte poliitilistel põhjustel, vaid just korruptsiooni ja tavaliste kuritegude pärast. Lubage mul seda sõna kasutada. Tema naine ja poeg, kes on juba 3 aastat Miamis, Iisraeli agentide kaitse all ja ta ei lähe kunagi võitlema. Ei lähe kunagi võitlema. Poeg ja Iir on Miamis, seega sul on probleem. Riik on sõjas. Tegelikult on see olnud mobiliseeritud juba 2,5 aastat. Igaüks, kes tunneb Iisraeli ajalugu, igaüks, kes tunneb Daniela lugu. Küsis just seda, kui kaua saab Iisrael endale lubada kogu seda mobilisatsiooni. See jätkub. Kes meid siis alguses kuulas? Kui te vaatate Jerusalem Posti kodulehel, postitati just täna õhtul 2 väga huvitavat analüüsi. Jerusalem Post on parentsentristlik ajaleht, tavaliselt väga kriitiline Netanyahu suhtes. Muidugi, see ei ole äärmus vasakpoolne ajaleht, see on lihtsalt ajaleht. Aga olgu, 2 väga huvitavat analüüsi selle teema kohta, mis ütlevad alati, kuulake nüüd, juba 2,5–3 aastat oleme hoidnud ühiskonda mobiliseerituna. Seni kuni te ütlete, et meil on eesmärk. Enne jõule ütles Netanyahu, lase meil kukutada Iraani juhtkond. Nüüd on mai, Iraani juhtkond pole mitte ainult kukkunud, vaid on ka radikaliseerunud. Teiseks, ajame Hezbollah Lõuna-Liibanonist välja ja nad lõpetavad Iisraeli põhjaosa pommitamise. Väga hea, kui sa sellega hakkama saad. Aga mitte siis, kui see võtab 2,5 aastat. Iga päev info. Iisraeli meedia ütleb, me tabasime 10 Hezbollah baasi, mis olid just seal. UNIFIL ei jälginud neid. Ja siis ütled, okei, nüüd kui sa nad tabasid, on probleem lahendatud. Ei, see ongi poliitiline küsimus. Sa oled ilmselgelt sattunud olukorda, kus sa ei suuda edasi ega tagasi liikuda. Valimistel oktoobris, sest me räägime alati valimistest, mida, ma rõhutan, Trump püüab novembris mitte korraldada, aga Netanyahu... Daniela, tahan lisada veel ühe asja, sest nagu sa ütled, on Jerusalem Post ka Netanyahu suhtes terav. Küsimus, mida nad esitavad, on just see. Iisrael vajab pikaajalist strateegiat Iraani suhtes. Nad kardavad Ameerika ja Iraani kokkulepet, sest siis küsitakse, milleks kogu see 3-aastane sõda oli, kui me lõpuks ei kõrvalda seda, mis nende jaoks oli peamine probleem. Täpselt, see on 1 2 analüüsist, millele ma viitasin. Sest Iisraeli ühiskond on huvitav, see on väga keeruline, aga samas väga elujõuline. See tähendab, et sealne poliitiline debatt, nagu igaüks, kes on külastanud või näinud Iisraeli parlamendi või Knesseti istungit teab, et Itaalia parlament on selle kõrval nagu lilleke. Mõnikord meenutab see rohkem Lõuna-Korea parlamendi stseene. Ühiskond on väga lõhestunud, väga poleemiline ja pealegi suhteliselt väike, kus juhtivad grupid tunnevad üksteist, räägitakse. Ma toon sulle ühe näite, kui ma räägin Metullast tõesti, kas sa näed? Või kui sa läksid Gazasse Sterotist, nägid sa Gaza poolel Steroti vastas rõdudel Hamasi raketipositsioone. Seal on riik väga väike. Me ei ole harjunud neid riike kaardilt vaatama nii, et ne ei saa aru, kui väike see tegelikult on ja kui klaustrofoobiline olukord seal on. Kui sa tegelikult ei suuda, sest sa oled tegelikult Lõuna-Liibanoni elanikkonna välja ajanud, oled sundinud inimesed lahkuma, siis igaüks meist, ka mina ise, kes ma ei ole ekspert nagu kindral Kapitini, saab aru, et kui sa ühe osa riigist puhastad ära ja siis, kui tsiviilelanikkond tamasi tuleb, ollakse rahulikud. Aga ilmselgelt, kas sa ei ole seda lõpuni puhastanud või on kokkumängud, ma rõhutan, ka tsiviilelanike seas väga tugevad.
ja igal juhul on asi selles. Seda ütlevad ka analüütikud täna õhtul ajalehes Jerusalem Post. Aga sina pärast 2,5 aasta möödumist, mida oled koju toonud? Miks sina? Netanyahu, kas sul on oht lõpetada nagu Trump, kellel on oht lõpetada nagu Putin? Ehk siis kõik need, kes enne võitlesid. Tervitan George Alfarast, tervitan teda ja ka Anna rääkis impeeriumist. Mina 18 aastat Washingtonis pean teile ütlema, et Ameerika impeerium oli languses. Selle mõistmiseks polnud meil, välismaalastel, vaja. Paljud Ameerika analüütikud ütlesid seda. Tõde on see, et Ameerika Ühendriigid on muutunud impeeriumist supervõimuks. Tahan teile märkida, et hiljuti tuli välja see Inglise suursaadiku apsakas Washingtonis, kes ütles ühele tudengite grupile. Tegelikult see ajalooline eelistussuhe Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia vahel, mis oli suuresti väljamõeldis, eksisteerib tegelikult ainult Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vahel. Ehk siis impeeriumist on saanud supervõim, kellel on tegelikult väga vähe liitlasi. Täärdan veel ühte asja, Mirko, et rääkida ka asjadest, mis puudutavad Itaaliat. Ma märkasin, et kui Trump hiljuti ähvardas Ameerika kohalolekut Itaalias vähendada, siis paljud analüütikud, kes kindlasti ei ole Ameerika vastased ega vaenulikud, märkisid seda. Ja nad juhtisid ameeriklaste tähelepanu sellele, et baasid Itaalias, mitte Saksamaal, vaid just Itaalias, on ameeriklastele lõpmatult kasulikumad kui itaallastele selles ajaloolises ja geostrateegilises kontekstis. Ja seetõttu ka selles osas, et teil on see olemas, olete seda näinud. Itaalia küsitlused näitavad, et 80% Itaalia avalikkusest peab Trumpi parimal juhul tohutuks kobakäpaks. Vaadake, isegi Vietnami sõja ajal polnud selliseid tulemusi. Sest see ei käi Ameerika Ühendriikide kui riigi kohta, vaid Ameerika Ühendriikide poliitilise juhtkonna kohta. Kobakäpad. Kuni tema lasi Ameerikas kinni võtta ladina päritolu nõudepesijaid, kes viisid lapsi kooli. Kedagi, kes elab Anconas või Perugias või kus iganes soovite. Ei huvita see eriti. Aga kui lähed tankima ja näed, et bensiin maksab 2 eurot 12 senti liitri eest, siis hakkad mõtlema, miks see hind nii kõrgeks on läinud. Ja kui kogu Donald Trumpi strateegia on see, et enne valimisi ta lubas meile 100 korda, siis pärast läheb kõik jälle endiseks. No kurge, ükski itaallane ei lase end veenda kellelgi, kes selliseid mõttekäike teeb. Sest Giorgio Arparas, kes ütleb sulle, et bensiini hinna tõstmine on üks asi, aga selle langetamine on hoopis teine lugu. Un affaraccio. On loobutud lootusest, et tema suudab olukorra kiiresti korda teha. Non si sa mai. Iisraeli tarkvara, iraanlased, kes blokeerivad internetti, venelased, kes blokeerivad internetti. Maailm on natuke rohkem blokeeritud kui tavaliselt. Tuleme selle teema juurde, mida ma pean väga huvitavaks, hiinlaste mõju, isegi vaikne mõju selles loos, sest nad saatsid ikkagi laevu ja jälgisid olukorda. Ja muide, allikad, mille sa mulle saatsid, ongi Hiina enda allikad. Huvitav on ka see, et varude seisukohalt pärinevad need otse China Energy Transformation programmist. Nii et me teame, et need on nende endi poolt avaldatud allikad. Palun. See on, ütleme nii, omamoodi mõttekoda, mis kasutab ka Hiina allikaid. Seega arvan ma, et see on kõige lähemal ametlikele allikatele, mida nad ise välja toovad. Ja põhimõtteliselt sattusin ma sellele dokumendile pigem siis, kui käsitlesin teemat, mida Hiina selles konfliktis teeb. Nii et põhimõtteliselt, nagu te teate, muidugi Hiina, nagu me juba varem ütlesime, ta on selles konfliktis siiski sees energiavarustuse seisukohalt. Eelkõige selles mõttes, et pihta ei saa mitte ainult üks, ütleme, sõbralik riik, vaid eelkõige ikkagi majanduspartner. Ja see ongi peamine põhjus.
ja me võimegi alustada sellest väga lühikesest näitajast, mida ma saan teile anda. Vastavalt nendele andmetele, mis küll puudutavad eelnevaid aastaid, seega viimaseid aastaid, mille kohta meil andmed on, seega alates 2024-2025. Kui palju ma olen suutnud arvutada, kui suur on Hiina sõltuvus naftast, mis läbib Hormuzi väina? See ei ole nii, ütleme, parandamatu. See on siiski märkimisväärne selles mõttes, et nende numbrite põhjal tuli midagi välja, umbes 30% kogu Hiina kasutatavast naftast. Varasematel aastatel tuli see just nimelt Hormuzi väina kaudu, aga kui vaadata seda segu, mida te siin graafikul näete, energiaseegu, ehk siis põhimõtteliselt kõik need energiaallikad, mida Hiina oma majanduses kasutab. Nafta moodustas umbes 67%, millele tuleks juurde liita ka gaas, sest osa Hiinasse jõudast gaasist läbib samuti Hormuzi väina. Aga te mõistate, et see ei ole lihtsalt mindi asi, see on tohutu mõjuga asi, tuleb siiski öelda. Ja siin, ma ei tea, tuleb vaadata, kas ka see väike protsent, kui seda ei saa asendada, kui kriitiline on selle väikese või veel väiksema protsendi puudumine. Seega seda öeldes on selge, et sellel on siiski teatud mõju, ilmselgelt märkimisväärne mõju Hiina majandusele. Eriti kui, nagu ka varem öeldi, kui kriis kestab veel kuid, siis ei pruugi ka suured Hiina reservid enam olukorda leevendada. On neid, kes on juba kuid küsinud, miks Hiina midagi ette ei võta. Ei, on terve hulk inimesi, loomulikult neid, kes võib-olla ei ole nii läänemeelsed, kui nii võib öelda. On terve hulk Hiina pooldajaid, kes ütlevad, aga miks Hiina midagi ei tee, miks ta ei sekku, miks ta ei saada relvi ja nii edasi ja nii edasi. See minu arvates ja nii palju, kui ma olen teada saanud, on sisuliselt tõsi. Selles mõttes, et Hiina ei toeta sõjaliselt ega isegi relvade saatmise või müümisega Iraanile. Mitte ainult selle kriisi algusest peale, vaid ka varem, ka siis, kui te mäletate, oli 12-päevane sõda ja enne seda olid juba vahetused. Ühesõnaga, rünnakud Iisraeliga eelnevatel aastatel, seega kogu selle perioodi jooksul Hiina ei saa öelda, et me ei saa esile tõsta suurt Hiina soovi tugevdada Iraani sõjaliselt või avada oma relvaarsenali Iraani ostudele. Ja minu arvates on see üks teguritest, mida tuleks arvestada lisaks sellele tegurile, mida te varem mainisite. Minu arvates väga hästi, väga huvitaval viisil üldiselt. See tähendab, et pole sugugi kindel, et Hiina tahab käituda nii, nagu oodatakse, et käituks. Sõjaline supervõim, kes tahab üle võtta ülemaailmse hegemoonia. Üks peamisi tegureid ongi see, et Hiina ei saa tänapäeval, isegi kui ta tahaks, India ookeanis sõjaliselt eriti midagi teha. Tegelikult saab ta teha väga vähe. Oleme seda teemat juba põgusalt maininud ühes teises otseülekandes siin. Me panime selle juba 1,5 aastat tagasi Vaikse ookeani raamatus kirja. Laevastik ja nii edasi, aga nagu ameeriklaste puhulgi ei saa nad Euroopas baase maha jätta, sest muidu poleks neil jõuprojektsiooni. Hiidlastel on ilus uus laevastik ja nii edasi, aga väga vähe baase. Täpselt, jah, sa võtsid põhimõtteliselt kokku selle, mida ma tahtsin öelda. Sul on kokkuvõtlikkuse anne täiesti täppi. Asi on selles, et Hiinal on see laevastik, mis pole mitte ainult arvukas, vaid ka kallis. Nad on viimastel aastakümnetel sinna ka tohutut raha pannud, aga see on väga kaasaegne, viimaste aastakümnete jooksul ehitatud ja väga võimekas. Maailmas teisel kohal. Ja lausa oma rannikule väga lähedal, seega Vaikse ookeani piirkonnas loomulikult Hiina lähedal. Paljude analüütikute sõnul on tal juba praegu teatud võimalused võita Lääne mereväega kokkupõrkes Taiwani pärast. Kui me liigume näiteks India ookeani piirkonda või Hormuzi väina suunas, on Hiina tugevalt piiratud. Näiteks mereväe jõudude kasutamine. Esiteks baaside puudumine, teiseks pika tegevusraadiusega varustuslaevastiku nappus, mis on üks asi, mis eristab teda USA mereväest. Ja teatud mõttes on see veel üks nõrk koht. Sest ka Nõukogude Liidul oli kunagi, nagu te varem nägite, sellel kaardil oli juba laiem baasivõrk kui tänapäeva Hiinal. Ja ka Nõukogude Liidu merevägi oli selles osas nõrk, kuid nagu näete, oli tal juba üsna korralik mereväebaaside võrgustik olemas.
või siis riigid, mis vastavad sõlmitud kokkulepetele, oleksid pidanud võimaldama Nõukogude sõjalaevastiku varustamist külma sõja ajal. Hiinal on täna ainult üks sõjaline ja mereväebaas väljaspool oma territooriumi, see asub Djiboutis. See on väike baas, mida te siin näete. See avati 2017 aastal, kui ma ei eksi. Sellel on kai, mis mahutab 34 sõjalaeva või ühe suure sõjalaeva, näiteks lennukikandja. Ja ometi kasutatakse seda loomulikult. Tänapäeval hoiab Hiina India ookeanis praktiliselt pidevalt väikest mereväegruppi, mis koosneb põhimõtteliselt 2 laevast, mida toetab varustuslaev. Ja see on kestnud juba palju aastaid. Kuid juhul kui hüpoteetilise konflikti korral. Ja just siin on näha, et Hiina ei saa isegi proovida selle kaardiga ähvardada. Selles valdkonnas oleks seda baasi kõigepealt raske kasutada, sest Djiboutis on nähtud. Siil on Hiina baas, aga seal on ka kõik läänebaasid, mis on veelgi suuremad. Ja eriti siis Djibouti. Hiina sõja olukorras oleks seda sisuliselt võimatu varustada. Siil pole isegi piisavalt pikka rada, et suured lennukid saaksid maanduda ja seal pole ka olulisi kaitsevahendeid, nii et kui see väike baas välja arvata. Hiina peaks sisuliselt saatma oma vetest mereväe rakkerühma ja jätkama selle varustamist oma varustuslaevastikuga. Aga lühidalt öeldes on see siiski väga piiratud. Seega, kui Hiinal on mitte ainult kvalitatiivselt kaasaegsed sõjalaevad, vaid ka suur hulk sõjalaevu. Tal ei ole ka piisavalt tugevat varustuslaevastikku, et tegutseda kaugel oma vetest nädalaid või kuid järjest. Põhimõtteliselt, mida võiksime hinnata, et Hiina suudaks lähiajal teha, kui ja ta seda ei tee. Tõenäoliselt, kui ta tahaks sõjalise sekkumisega ähvardada, suudaks ta kõige rohkem toetada, lähtudes sellest, mida me teame nende varustuslaevade võimekusest. Tõenäoliselt 2 või 3 väikest gruppi, mis tähendab umbes 2 või 3 hävitajate, troopade, allveelaevade, fregattide paari. Väga-väga vähe, kui vastaseks on USA merevägi. Koos kõigi liitlaste ja kogu baasi toega, sisuliselt koalitsiooni toega. Seega Hiina, seda tuleb sõjaliselt meeles pidada. Ta ei saa isegi proovida seda kaarti seal mängida. Teisest küljest, ja ma tulen tagasi selle juurde, mida kapitini enne ütles. See, et ta täna selles olukorras on, tähendab, et Hiina ei olnud plaaninud seda kaarti välja mängida. Kui ta nimelt ehitas mereväge, mis on Vaikse ookeani piirkonnas võimas, kuid mis ei ole mõeldud jõu projitseerimiseks teistesse ookeanidesse. Seega on ka see üks fakt, mida tasub arvestada ja Hiina kohta lõpetuseks üks huvitav, ütleme siis värvikas fakt. See tuli välja viimastel päevadel või viimastel tundidel. Lõpuks kasutatakse selles konfliktis uut Hiina relvastust. Väljakas asi. Ilmus foto sellest Hiina relvastusest, mis on sisuliselt üks Hiina viimastel aastatel toodetud laserkaitse droonivastaste süsteemide prototüüpidest. Aga pole ilmunud ühtegi fotot sellest süsteemist Iraani teenistuses. Kuid Araabia Ühendemiraatides on sisuliselt selgunud, et Araabia Ühendemiraadid on neid mõned ostnud ja testivad või kasutavad neid Iraani vastu selles konfliktis. Nii et ka see paneb teid mõtlema, et kõige reaalsem ja ütleme kineetilisem abi, mis on vahele jäänud, see ei tule Iraani poolelt. Ei ole tõsi, et nad ei tee üldse midagi. Selles mõttes, et Iraan, see Hiina koos Iraaniga tarnib tööstusele komponente. Loomulikult teevad nad kaubandust. Ja ka üks nendest laevadest, millele Ameerika Ühendriigid olid mereblokaadi ajal pardale läinud. Väidetavalt sisaldas see Hiina komponente rakettide valmistamiseks. Et ei ole tõsi, et nad ei tee üldse midagi. Aga nagu te näete, ei ole see just selline käitumine, ütleme, mis sobiks supervõimule, kes tahab sõda alustada. Ja lõpetuseks tooksin välja veel ühe asja, veel ühe teema, mis minu arvates on huvitav, sest me rääkisime enne sellest, kuidas just nimelt sellest erinevusest, ütleme siis kuvandi erinevusest, mis sellest suurriikide konfliktist välja tuleb. See tähendab Hiina, mis paistab olevat küllaltki ükskõikne, kuid siiski jõud, mis on justkui mõistlikum osapool, vähemalt nii tundub. Ta ei eskaleeri olukorda, hoiab pigem omaette, ütleme nii, ja kindlasti ei ründa selles olukorras teist poolt. Ameerika Ühendriigid. Me rääkisime kõigepealt sõjalisest piinlikkusest, sest tegemist on ikkagi jõuga, millel on selline staatus ja kulutused nagu Ameerika Ühendriikidel sõjanduses. Sellist asja ei oodatud.
aga eelkõige rääkisime minu arvates õigustatult sellest, kuidas on kaotatud usaldusväärsus selle riigi suhtes, kes peaks olema ülemaailmne supervõim, ülemaailmne politseinik või vähemalt ka globaalse majanduse seisukohalt see, kes tagab korra ja heaolu globaalse majanduse. Erinevate usaldusväärsuse kaotuste seas jätsime minu arvates täna õhtul ühe suure vahele, mis on veel üks asi, mida mina näen. Ma naeratan, aga tegelikult pole siin eriti midagi naerda. Selles mõttes, et kõigi Trumpi viimase aja väljaütlemiste seas juhtus sel nädalal üks üsna huvitav. Me mainisime, mulle tundub, Project Freedomi nime varem põhimõtteliselt eelmisel pühapäeva ja esmaspäeva vahel. Trump tegi selle säutsu, selle postituse oma sotsiaalmeedias, kus ta ütles, et käivitab selle väidetava Project Freedomi. Ehk siis põhimõtteliselt andis ta omamoodi rohelise tule paljude riikide kaubalaevadele, mis on lahe piirkonnas kinni, nagu te võite ette kujutada, humanitaarkatastroofiga, sest kõik need meeskonnad on nendel laevadel lõksus. Ühesõnaga, ta ütles, et alates esmaspäevast võib põhimõtteliselt alustada. Kaubalaevade väljumise hõlbustamiseks avati Ormusi väin osaliselt uuesti. Põhimõtteliselt julgustati Iraani blokaadi läbimise katset ja seda esitleti muu hulgas kui omamoodi kokkulepet, mis Iraaniga saavutati. Seega ei öeldud, et proovime, lähme võitleme. Võib-olla sellepärast Trump ajab igal nädalal nii palju jama, ei tekitanud see eriti suurt kära. Aga minu arvates on see veel üks tohutu usaldusväärsuse puudumise näide lausa piinlikul tasemel. Selles mõttes, et kui me vaatame, mis juhtus, siis juba umbes tund enne tema postitust, nii et loomulikult ta pidi selle käigu vähemalt tund aega enne oma postitust ette valmistama. Kaubalaev üritas läbida Ormusi seda poolt, kus Trump ütles, et seal peaks olema see uus koridor ja see tabati iraanlaste poolt. Järgmisel 2 päeval proovisid seda ka teised kaubalaevad. Veel 3 laeva said pihta, 2 said pihta üritades läbipääsu, veel 2 Araabia Ühendemiraatide ranniku lähedal. Seega Iraan mitte ainult ei olnud nõus, vaid suutis ka tabada neid laevu, mis proovisid teha seda, mida Trump ütles, et võib teha. Trump ütles ka, et USA merevägi saadab ja kaitseb neid laevu, aga kui nad seda proovisid, siis see ei toiminud. Selles kõiges on ainus asi, mida võiksime nimetada ameeriklaste saavutuseks selles vabaduse projektis tänaseni, sisenemine. Tundub, et ka siin ei ole asi päris 100%. Mulle tundub, et tegemist oli 2 Ameerika hävitajaga, kes neil hetkedel, kui kaubalaevad üritasid lahkuda, sisenesid Ameerika hävitajad lahte ja peaksid tänaseks olema seal lahes sees. Väike täpsustus, kui lubad, just selle me saadame teid asja kohta. Ameerika Ühendriikide merevägi ei öelnud, et me saadame teid. Nad pakkusid omamoodi keskmise kuni laia ulatusega kaitsevarju, mida pakkusid lennukid, satelliidi jälgimine ja merel mõned helikopterid väikelaevade vastu. See ja soovitus püsida Omaani ranniku lähedal, et miine vältida. See oli see, mida Ameerika Ühendriigid pakkusid. Keegi ei pakkunud laevade saatmist öeldes, vaadake, meie garanteerime teile selle omamoodi rohkem või vähem ulatusliku kaitsevarju, mis peaks teoorias toimima. Nüüd sõltub see teist, laevaomanikud ja teisejärgulised laevade kaptenid, kas see, mida me pakume, on piisav või mitte, et teid ohust välja tuua. Reklaamitrikk oli olemas. Me ei tee seda selleks, et murda blokaadi, mille me ise oleme kehtestanud, vaid selleks, et võimaldada meeskondadel süüa, juua ja naasta tavapärase elu juurde. See on nagu humanitaarne samm. Tõsiasi, et laevaomanikud ja komandorid Pärsia lahes vastasid talle. Jah, meil on selles suur rõõm. Hästi, me võtame seda arvesse ja anname teile teada. Sest praktiliselt keegi ei võtnud seda pakkumist tõsiselt meresõiduohutuse seisukohast, selle lühikese mereala osas. Need vähesed, kes seda tõsiselt võtsid, nagu sa õigesti mainisid, mis nendega juhtus? Ütleme nii, et see oli plaan, mille kohta Ameerika Ühendriikide merevägi ise ütles. Vaadake, me ei suuda kedagi, mitte kedagi sisse saata ega eskortida. Ormu vabandust, et sekku. Ei, tegelikult kasulik, sest ilmselt mäletasin valesti. Läksin ja otsisin selle säutsu üles. Tõepoolest, võib-olla olen liiga optimistlik, sest tema ütleb, me aitame teid sellest katastroofist välja juhatada. Sisuliselt
nii et ütleme, et me näitame teile teed, aga minge ise ees täpselt. Kuule häält, jah, tule minu poole. Mina olen see, kes vehib kätega miiniväljast väljas. Just see siin. Tõepoolest, kõik laevad, mida on tabatud, näivad olevat tabatud just sellel marsruudil Omaani lähedal, mille nad ise välja tõid. Nii et veel üks suur käik. Ja see on veel üks asi, millega on osaliselt nõus nii iraanlased kui ka ameeriklased. On see, et need 2 hävitajat näivad siiski olevat tabamata jäänud. Sest meil pole tõendeid, et iraanlased oleksid neid tabanud, kuid nad olid siiski sihtmärgiks. See tähendab, et ameeriklased ütlevad, et nad sisenesid loomulikult kangelaslikult helikopteritega vaenlase tule all ja said hakkama, aga ka iraanlased ütlesid midagi sellist, et nad andsid hoiatav lasku nende pihta. Nii et ka siin on tõde raske mõista, aga tõenäoliselt nad siiski võisid sisse minna. Ma leidsin ka satelliidipildi, kus tunduvad olevat just need 2 hävitajat järgmisel päeval lahes sees. See pilt on üsna kehv, sest tegemist on madala resolutsiooniga satelliidiga. Pikkuse järgi tundub, et need on nemad, aga me pole päris kindlad igatahes. Kõik see just see juhtum. Trump tegi muide veel ühe postituse, öeldes ei. Tegelikult, kuna Pakistan seda meilt palus, lähevad läbirääkimised nii hästi. Katkestame selle osa, sest pole päris selge miks, aga sisuliselt sellepärast, et see takistas läbirääkimisi. Ilmselt on see, ütleme nii, viimane teatud mõttes selle nädala viimane Trumpi juhtum, võib-olla. Issand. Need, mis juhtuvad praegu, kui me räägime, võib-olla tuleb veel, aga see on veel üks suur löök. Siin see on, näete satelliidipilti, see peaks olema üks kahest hävitajast, nagu sellest koledast pildist võib aru saada. Need on satelliidid, need tasuta, need sentinelid, mis on siiski väga kasulikud, sest need on kõigile kättesaadavad ja lendavad sageli üle. Seda saab aru pikkuse järgi, selles mõttes, et seal on olemas skaala, sa saab arvutada, kui pikk see laev on ja teades, kui pikad on Ameerika hävitajad. Rohkem vähem sa saab välistamise teel minna. Loomulikult selle kvaliteediga ei saa sa päris kindel olla, see sõltub sellest ja antud juhul on kvaliteet tavapärasest isegi madalam. See on tõesti kehv, aga minu arvates annab see meile hea vihje, just nagu ma ütlesin. Kokkuvõtteks. Seega, taaskord, Trump andis mõista mõnele inimesele, nagu ta ütles. Üldiselt õnneks ei kuulanud teda kõik, vaid ainult mõned võtsid teda kuulda ja maksid selle eest. Muide ka üks Prantsuse laev sai pihta. Mõelge, Prantsuse konteinerlaev. Teist korda vähemalt, ma ei tea, kas mõni on ununenud. Teist korda. Trump ütles, et blokaadist saab mööda või vähemalt andis mõista, et sellest saab mööda minna. See juhtus juba nädalat tagasi, ma mäletan, et me rääkisime sellest. See oli juba korra varem juhtunud, kui Trump tegi säutsu, millest ta sisuliselt andis taas mõista, et sellest saab mööda minna. Ja ka Iran oli rünnanud laevu või vähemalt tõrjunud ja ähvardanud laevu. Seega ma küsin endalt praegu, ükskõik mida Trump sellest hetkest alates ütleb. Kuidas saab diplomaatilisel tasandil, aga ka ärifirmade tasandil anda vähimatki usaldust sellele, mida ta ütleb? Seepoolest uudised minut tagasi kell on 22.29, see avaldati kell 22.28. Me ei ole kaugel, aga kokkulepet veel ei ole. Seda teatab Axios viidates Valge Maja allikatele. Valitsus loodab diplomaatilisele läbimurdele enne Trumpi Hiina visiidi lõppu, mis on kavandatud järgmise reede jaoks. Siis nad muudavad võib-olla, ma ei tea. Kui selleks kuupäevaks ei ole saavutatud mingit kokkulepet, viitavad allikad, et president võib uuesti kaaluda sõjalise tegevuse korraldamise võimalust. Ma ei tea. See oleks juba 86. rünnaku edasilükkamine. Nii et nüüd on ka see edasilükkamine ise muutunud tavaliseks. Ei, sest kui sa bluffid sõjalise ähvardusega, siis sa ei saa seda lõputult teha. Sest sa kaotad täielikult oma usaldusväärsuse. Lisaks kujutame ette, kui siiani oleme näinud, et mitu korda, kui oli sõda, ütleme kõrge intensiivsusega. Kuu aega tagasi kuulsime mitu korda Iisraeli või USA allikatelt, et nad olid sisuliselt hävitanud suure osa Iraani rakettidest, raketiheitjatest ja relvadest, aga tegelikult seda ei juhtunud. Igal juhul mitte sellisel tasemel, nii et täna lugesin isegi ühte Ameerika ajalehe artiklit, mille nime ma ausalt öeldes ei mäleta, aga see oli üks suuremaid.
Siil isegi vähendati hävitatud raketiheitjate protsenti 20% või midagi sellist. Nii et nad ütlesid, et tegelikult on suur osa Iraani arsenalist taastatud. Aga mida see kõik tähendab, et kui toimuks enam-vähem ootamatu, ma ei ütleks päris ootamatu, aga siiski suhteliselt ootamatu või vähemalt ühekordne rünnak. Kujutage ette, kui homme toimus rünnak. Pärast kõiki neid hoiatusi ja kogu seda ettevalmistusaega on Iraan kindlasti täiesti valmis. Pole eriti midagi pommitada, välja arvatud see, mida ei saa peita. Ta on kõik ümber paigutanud, hajutanud kõik, mida sai liigutada, peitnud ja siis jälle tagasi paigutanud. Ta on muuhulgas ka eelnevate rünnakute ajal märganud, kus ta oli haavatav. Kus lähem, kus näiteks ameeriklased suudavad teha rohkem väljalende ja kuhu jõuab vähem kõiki neid küsimusi. Iraan teeb muidugi viimastel nädalatel ainult seda. Iraani sõjaväelased valmistuvad selle konflikti teiseks peatükiks ja on raske uskuda, et nad oleksid vähem ettevalmistatud kui esimeseks. Nad teevad veel üht üsna olulist asja. Nad täiustavad oma sihtmärkide valimise protsessi. See tähendab, praegu see puudutab kaitse poole pealt seda, kuidas end võimaliku löögi eest kaitsta. Teine osa on see, kuidas suuta lüüa sinna, kus see kõige rohkem haiget teeb. Võttes arvesse selle kuu jooksul sõjas saadud kogemusi, mis oli valesti tehtud. Milline raketitüüp oleks võinud paremini töötada või mida poleks saanud kasutada? Ja võib-olla saadame 3 selle asemel, et 2. Kõik, mida selle aja jooksul on õpitud ja täiustamine, võib-olla sihtmärkide tuvastamise protsess vastavalt strateegilisele haavatavusele. See tähendab, et nad võisid oma plaani täiustada, öeldes hästi. Teie arvates, kui me ründame Iisraeli massiivselt, kas tõesti 4 päevaga? Mis tasandab, ma ei tea, Haifa sadama, siin magestusjaamad, need 2 rafineerimistehast, mis neil on. Ehk siis keskendume nendele asjadele, kui kaua see riik vastu peab. Kui kaua ta suudab vastu pidada, seda ma mõtlesingi. See kuu on olnud väga kasulik plaanide tegemiseks. Plaanide, mis põhinevad tõelistel kogemustel, mitte aasta tagasi omandatud kogemustel. Nii et on olemas ka mõõgapool, mitte ainult kilbipool. Absoluutselt teatud mõttes sageli öeldakse, et iga armee on valmis võitlema eelmist sõda, aga antud juhul on see praegune sõda. Sest kui tõesti praegu uuesti alustatakse, siis ollakse tõesti valmis seda sõda veel paremini pidama. Sellel on sisuliselt samad omadused nagu 2 kuud tagasi. Ja siin me tegelikult jõuamegi tagasi selle juurde, mida me rääkisime. Alustame otse ülekannet. Mõelge kogu sellele satelliitluure rollile, mida iraanlased on neil kuudele analüüsinud. Ehk siis täpsemalt mõista, kus raketi või droonirünnakud on kõige rohkem läbi läinud näiteks ja kus pole isegi mõtet neid sellisel viisil teha. Kui näiteks ballistiliste rakettide vastane kaitse on näidanud, et oletame Iisraeli kaitse on osutunud väga tõhusaks. Tervitused kindrali Kassile. Kui kaitse on osutunud väga tõhusaks teatud tüüpi keskmaa rakettide vastu, võib-olla otsustab Iraan neid enam mitte selliste sihtmärkide vastu raisata ja kasutab neid hoopis teiste vastu. Vastupidi, kui kaitse on osutunud väga ebaefektiivseks, mille vastu siis? Ma ei tea, odavate vastu. Iraan võib otsustada mitte raisata kalleid rakette, mida tal on vähem, vaid kasutada ainult enesetapudroone. Siil, kus teatakse, et vaenlasel on ainult see kaitse. Seega tehakse kõik need arvutused. Või teine asi, mis mulle praegu pähe tuleb, näiteks nad võivad olla seda märganud põhimõtteliselt kogemuse põhjal. Kui kaugele me paigutame Ameerika Ühendriikide lennukikandja lahingugrupi? Tavaliselt tuvastab ta drooni, mille sa luureks saadad ja laseb selle alla. Mitmekümne kilomeetri kauguselt see avastatakse ja lastakse alla. Ka seal saab seda teavet kasutada, et teada, kui palju julgeda luurega riskida ja kui palju jääda varju. Põhimõtteliselt saate aru, et küsimusi on väga palju. Daniele ja Giuseppe, vaatame kas. Sellel sõjal on kulud. See on teema Ühendriikides. Lisaks majanduskriisile, mida see põhjustab, aga just see tegelik kulu. Ma tean seda, sest toimus kohtuistung ja nii edasi. Ja Trumpi meeskond ei suutnud isegi eelarvet ega hinnangut esitada. Täpselt nii. Enne mainisin ühte summat, mis on kindlasti kasvanud, aga eelmisel nädalal hinnati ainult relvadele
ja muule sellisele $25 miljardit. Ja sellele juhitakse tähelepanu ka Washingtonis. Seda mainis ka Kapitini enne. Sa ei ole ainult kulutanud palju raha, vaid oled ka tühjaks teinud. Mõned ütlevad, et see on 40% Ameerika Ühendriikide raketivarudest, mida ei saa mõne kuuga taastada. See on natuke nagu see, millest rääkis George R. Faras naftakaevude puhul. See vajab muidugi palju aega. Esimesed, kes loevad, kui palju rakette ameeriklased Iraani vastu kasutasid, on just hiinlased. Mida rohkem kasutavad ameeriklased neid Iraani vastu, seda vähem saavad nad neid tulevikus kasutada Taiwani kaitsmiseks. Nii et see on üks asi. Kurude teema on ilmne, sest sul on surve. See on asi, millest Parabellumi jälgijad kohe aru saavad. Sul on surve Ameerika ühiskonnal. Mitte sellepärast, et ta ei võida Iraanis, vaid sellepärast, et elukallidus tõuseb ka selle jaoks, kes ei tea isegi, kus Kanada asub, rääkimata Iraanist. Ja seega ühiskonna surve viimastel päevadel mõnedele vabariiklastest parlamendiliikmetele. Te olete ilmselt näinud, et viimastel päevadel toimus Trumpil nendega uus kohtumine. Sellel kohtumisel kordas ta taas seda, mida ta oli jaanuaris öelnud, ehk siis ta tunnistas seda. Kui hääletad Ameerika Ühendriikides, kaotame esindajate koja. Aga täna hommikul oli Washington Postis väga huvitav analüüs, mis ütleb, et tänasel päeval on neil oht ka senatit kaotada. See ei tähenda ainult poliitilist haava, see tähendab, et keegi läheb vangi. See tähendab, et me oleme olukorras, kus Ameerika ühiskond on poliitilisel tasandil muutunud nii tigedaks. Trump üritab vangistada FBI endist direktorit, CIA endist direktorit, ning nii edasi. Aga olge kindlad, et kui vastaspool, kes täna on vähemuses, võidab, siis nad ei anna seda enam andeks. Ta on enda vastu hulga vimma kogunud, eriti Washingtonis. Washingtonis on tuhandeid endisi Kapitini kolleege, tuhandeid Pentagoni kindraleid, FBI ja CIA juhte, kes on olnud seal. Eelmisel aastal vallandati umbes 300 000 föderaaltöötajat, kuid eriti Washingtonis kubiseb kõrgetest juhtidest, kes on tänavale visatud ja ootavad võimalust kätte maksta. Kui vabariiklased valimised kaotavad, ja praegu nad kaotavadki, nii et hakkab juba kostuma just sellel teemal, mille sa tõstatad sõjakuludest. Hakkab juba kostuma eriti mõnes Ameerika taskuhäälingus. Jutt käib keskmisest Ameerika valijast, kes ütleb vabandust, aga te olete kärpinud tervishoiuteenuseid. Aga te lubasite, sest see on see, mis igat inimest huvitab, aga te ütlesite, et Ameerika ravimid, millel on kõrged hinnad, häbiväärselt, ütleme nii, häbiväärselt võrreldes ülejäänud maailmaga. Ja see ei vasta tõele. Te ütlesite mulle, et raha hind. Siis lammutasite selle vähese autotööstuse, Tesla ja nii edasi, mis konkureeris hiinlastega. Tänapäeval oleks mul väga kasulik omada elektriautot. Te tõite mind tagasi fossiilkütuste juurde, eemaldades seega Ameerika konkurentsist. Avades hiinlastele kiirte, jättes ameeriklase tegelema üha kallineva ja üha rohkem saastava fossiilkütusega. Ja sa küsid, aga mille vastu Trumpi administratsioon seda tegi? Viimastel päevadel on selgelt näha, et see küsimus oli lihtne ette näha. Mida lähemale jõutakse vahevalimistele, seda rohkem küsib Ameerika avalikkus oma esindajatelt. Selle Iraani sõja asjaga, kuhu te tahate välja jõuda, on ilmne, et me pole sellest rääkinud. Aga ka see Rubio visiit paavsti juurde. Olge tähelepanelikud, sest küsitlustes, kui Trump teisel päeval paavsti jälle solvas, ütlesid 2/3, isegi vabariiklastest talle, sa oled hulluks läinud.
Seda ütlesid talle ameeriklased, mitte mingid suvalised inimesed. See tähendab, et Ameerika ühiskonnas on praegu probleem nii majanduses kui ka just Trumpi lähenemise küsimuses. Te olete võib-olla näinud, et Floridas avati esimene tema nime kandev lennujaam, aga see on alles esimene, sest mis ta siis veel tegi? Ta nõuab, et muudetaks ka Tallase lennujaama ja New Yorgi Penn Stationi nimi. Ta ütles, kui ei, siis ma ei anna teile föderaalseid rahastusi. Siis sa saad aru, et see venib päev päeva järel. See on majanduslik olukord nagu kõigis maailma riikides, mis muudab elu. Mis siis saab? Kas tuleb Trumpi väin, kas meil jääb sellest puudu või? See laskemoona teema on väga huvitav nii hangete seisukohalt, sest kohe kui sõda Ukrainas puhkes, siis läks asi käest ära. Oktoobris 2023 Gaza sektoris oli esimene mure, mida kõik uurimiskeskused välja tõid, see, et Ameerika ei olnud võimeline haldama 2 keskmise intensiivsusega konflikti korraga ja seega varustada 2 rinnet. Just seda taheti vältida kiirete sekkumistega ka koalitsiooni poolt. Israellastele Iraani rünnakute vastu tuldi appi just selleks, et öelda, lõpetage siin, me aitame teid paar korda, aga siis aitab küll laps, lõpeta mängimine. Sest me ei saa neid sekkumisi lõputult teha, eks? Ma arvan, et see on ka üks põhjusi, miks tõenäoliselt iisraellased Iraani vastu, nagu öeldakse, vaata. Sa ei pea meile elu lõpuni lapsehoidjat mängima. Annam neile ühe korraliku matsu. Paneme nad knockouti. Nii ei pea te meile iga kord lapsehoidjat mängima, kui nad otsustavad meid rünnata. Aga tegelikult said nad täpselt vastupidise tulemuse. Ühel pool on eurooplased, kes eraldavad raha, et osta Ameerika relvastust ukrainlaste varustamiseks. Ja nüüd on sul konflikt, mis on igal juhul kulutanud suure hulga Tomahawki, Ramsi, rakette ja Patriote. Seega täpselt need 2 stsenaariumi, mida sa ei tahtnud, oled sa ise endale tekitanud. Vähemalt sellest räägiti 23. aastal. Lisan veel ühe asja. On 2 punkti, mida saame seostada sellega, mida rääkis Giorgio Alfaras. Trumpi administratsioon suutis 2 kuuga strateegilised reservid tühjendada, sest üks probleemidest, mida Alfaras selgitas, on see, et ameeriklased müüvad ka meile energiat. Aga samas on ka tõsi, et nagu kõik elus, kui sul on 100 miljonit barrelit, siis sa ei saa neid võluga kohale tuua. Kui sa müüd rohkem kui toodad, siis need vähenevad, sama lugu on laskemoonada. Nii et need 2 asja, millest te räägite, käivad käsi käes. Ja täna hommikul ilmus Financial Timesis just uuriv lugu relvade eurooplastele tarnimise teemal. See tähendab, et kui sul ei ole enam neid tarned, mida sa olid lubanud näiteks sakslastele. See tekitab probleemi, mis jätab Euroopa tegelikult 34 aastaks kaitseta. Sel hetkel poliitiline reaktsioon, Mirko, see tähendab, et Euroopa poliitikud on täna, kuidas öelda, raskustes. Aga Ameerika Ühendriikide maine kahju ja usaldusväärsuse kahjustamine, hoolimata sellest, kui mures Euroopa on, sunnib Euroopa poliitikuid, Jaapanit, Lõuna-Koread ja Austraaliat enda ameeriklastest sõltumatut organiseerima. Ka tulevikus, ükskõik kes on Ameerika Ühendriikide president, see ongi asja tuum. Seekord selle presidendiga ei ole nii, et kui tuleb järgmine president, siis pöördutakse tagasi mingisuguse normaalsuse juurde. Tagasi enam ei minda. Kahju, mis on tekkinud üleminekust impeeriumilt suurvõimuks, on minu arvates nüüdseks muutunud struktuurseks, aga parimal juhul kestab see veel järgmised 20 aastat. Paolo, sulle jääb lõpetamine, kuna sellest räägiti ka täna telefonis. Kas tõesti kõik need? Kas sõda Ukrainas polnud piisav? See kriis ja ka Trumpi sammud, näiteks tagasitõmbumine või tagasitõmbumise ähvardus, mida me teame, mida nad logistilisest, strateegilisest ja operatiivsest vaatenurvast tegelikult teha ei saa. Aga teeme näo, et ta teeb seda tasapisi.
Ta surub poliitikutele vaikselt peale, isegi Ukraina konflikti taustal. Neil oli julgust hakata liikuma Euroopa jõu loomise suunas. Sest on nähtud esimesi tagasihoidlikke märke, palju tagasihoidlikkust koalitsiooni vägi Küprose ümber. Portugal on vähemalt koostanud nimekirja kõigist neist, kes võiksid tulevikus olla sõjaväelased. Sama kehtib ka Saksamaa kohta, nii et isegi sõjalise vajaduse arutelu sisseviimine riikidesse, kus see 5-6 aastat tagasi oli täiesti mõeldamatu. Isegi pelgalt mõelda mobilisatsioonile, abijõududele või millegi taolise peale. Ma pakuksin välja Karl Suure preemia andmise Donald Trumpile. Teate küll, see on preemia, mis tunnustab neid, kellel on erilisi teeneid Euroopa Liidu ees. Sest seda, mida Trump suutis teha Euroopa Liidu suhtes, ei olnud keegi varem suutnud. Lihtsalt keegi pole varem kõiki kindlustundeid ära võtnud, nagu Daniele Moro hästi ütles. See on ära võetud ja järgmine ei taasta seda. See pole lihtsalt mingi ajutine olukord. Ja see veenis eelkõige juhtkonda. Teatud perioodi jooksul, ütleme poole Ukraina sõja ajal, kui toimus üleminek Bidenilt Trumpile, tundus Euroopa juhtkond uskuvat, et küll Trump varsti lahkub ja kõik läheb jälle endist viisi edasi. Naaseme nende dünaamikate, ajagraafikute ja nõudmiste juurde, millega oleme harjunud, ütleme jah küll, aga tegelikult ei pea me sellest kinni pidama. Nüüd on see hoiak ilmselgelt muutunud, sest nad on aru saanud selles, mida Daniele enne ütles. Vaadake, kui Trump on läinud, siis tagasi ei minda. Pigem tullakse tagasi ja jäädakse viisakamal, rahulikumal ja võib-olla veidi lõdvestunumal moel. Sellise suhte osas Ameerika Ühendriikidega. Probleem on selles, et meie juhtkonnad ei ole loodud hädaolukordade lahendamiseks. Ja eriti mitte sellise taseme hädaolukordade lahendamiseks. See tähendab, et otsustame suunata märkimisväärse osa riikide eelarvest ümber. Tuletan meelde, Euroopa Liit on riikide vaheline kokkulepe. See tähendab, et see ei ole üks riik, kes otsustab investeerida siia või sinna. Seega peame paluma kõigil Euroopa riikidel suunata märkimisväärne osa oma sisemajanduse kogutoodangust taasrelvastumisse. Ainult, et meie juhtkonnad peavad õigustatult arvestama sellega, et neid tuleb uuesti valida, et nad peavad valimistel kandideerima. Ja see puudutab sisepoliitilist poolt. Aga mis eelkõige puudub, on see, et meil pole aimugi, mida teha, et midagi tuleks teha. Kõik on nõus, kui esitatakse järgmine küsimus. Jah, aga mida me peame tegema? Ja siis hakkame täieliku segadusse sattuma. Juba ohu tuvastamisest alates. Olgu see siis üks või terve rida ohte, mis oleksid kogu Euroopa jaoks usutavad. Alates tema piiridest Venemaa Föderatsiooniga kuni tema piirideni Atlandi ookeaniga. Mis siis? Millised on need tõelised ohud, mis destabiliseerivad Ameerika Ühendriikide poolt järgmise 20, 30 või 40 aasta jooksul vähe kaitstud Euroopat? See on hea küsimus, sest vastus sellele küsimusele määrab, millised ohud meid ees ootavad. Selle põhjal kujundatakse doktriinid ehk kuidas ohte mõistetakse ja määratakse, millega neile vastatakse. Ehk milline on see sõjatööstuse poliitika, mis annab Euroopale vahendid doktriini elluviimiseks, et ohte tõrjuda. See on loogiline protsess, kuid see protsess ei ole veel käivitunud. See peale selle, et see on tulemas, on nagu vaadata kana, kes jookseb, peata kana, kes jookseb kuhugi ega tea, mida teha. Me teame, et midagi tuleb teha, aga mida täpselt, seda ei tea keegi. Nad annavad meile jalaga tagumikku, Paulo, aga ei, sa ütlesid õigesti, nad annavad meile jalaga tagumikku ehk juhtiv osa ongi tagumik. Ma mõtlen just, see ongi nii, et kui aju puudub, siis sa lööd ainsat kohta, millega nad mõtlevad, sest nad juba mõtlevad selle kohaga. Kujuta ette, et sa annad neile ka sinna jalaga. Milline segadus? Probleem tekib aga väga tõsiselt meie eurooplaste jaoks, meie erinevate Euroopa riikide kodanike jaoks, sest küsimus, mida meilt küsitakse, on järgmine. Poisid, valime kellegi, kes millestki aru saab.
ehk siis kellegi, kes suudab protsessi käima panna. Sest aeg, mil öeldi, vaatame, teeme hiljem, mõtleme sellele hiljem, on möödas. See ei ole enam meie käsutuses ja seetõttu peame leidma kellegi, kes suudab protsessi arendada. Ei räägi ju ainult meie prantslastest, sakslastest, inglastest, hispaanlastest. Meil on olemas inimesi, kes suudavad seda teha, kellel oleks idee. Igal juhul on meil teisel poolt olemas tõestus selle kohta, mida see tähendab. Kas te mäletate, kui oli Kopi teleülekanne, üks mees üksi juhtimas? Just, tema nimi on Fausto Coppi. See töötab suurepäraselt jalgrattaspordis, temast on saanud müüt. Trump muudis selle juhtimissüsteemiks, mis ei tööta, sest see on äärmiselt keeruline süsteem, supervõim. Või nagu riikide liit, mis on kokkuvõttes üsna erinevad ja keerulised nagu Euroopa. See ei saa toimida, kui juhtimises on ainult üks mees, kes on selleks, et jääda ainsaks juhiks, kogu selle struktuuri täielikult pea maha võtnud. Teadmiste, oskuste, mälu ja ka ideede osas, mis võimaldavad keerulisel riigil liikuda aeglaselt, kuid arusaadavates suundades. Meil on keegi, kes mõtleb nagu Petrolini keiser. Tubli, aitäh sulle. Öeldakse tubli ka siis, kui sa midagi ei ütle. See on tema eesmärk. Aga see süsteem ei toimi, sest suured massid vajavad keerulisi projekte ja kindlustunnet. Keerulised projektid, mille elluviimiseks on vaja aastakümneid, kui otsustad eesmärgist loobuda. See on protsess, mis algab Euroopast, see on protsess, mis algab täna ja lõpeb 40 aasta pärast. Kui tahad midagi enda heaks teha, sulgemine. Euroopa liigub majanduslikust vaatenurgast, loob tööriistu, et kriisi järel hallata või elatakse päev korraga. Kas sina näed seda? Valmistatakse ette seda, mis võiks olla projekti algus, ütleme nii. Ehk arutatakse projekti algust. Teemad, mis ei teki tühjalt kohalt. Kanada peaminister ütles, et maailm on muutunud ja enam ei ole impeeriumi, vaid on supervõim. Siis tulid välja rida ettepanekuid, kuulsad Draghi ja Letta ettepanekud. Jätame need kõrvale. Aga kui sisu kõrvale jätta, siis need on lihtsalt märgid. Märgid ja veel kord märgid. Ühel hetkel hakati arutama, et Euroopa riigi võlg võiks teatud määral asendada Ameerika oma, mis on tõepoolest väga kehvas seisus. See viib meid rahanduse juurde, nii et need on tugevad märgid. Aga tõsi on see, mida kindral enne ütles. Nimelt, et selleks kulub aastakümneid. Alates hetkest, mille otsustad seda teha. See ei kehti kõigi kohta, näiteks see kriis Jaapanis põhjustab tohutuid probleeme. On riike, kellel on palju rohkem sõltuvusi. Aga tulles tagasi Euroopa juurde, pead sa mõtlema, et ütleme nii, Euroopa on muutunud jõuetuks. Põhjuseks on see, et pärast 2 koletut sõda ja sotsiaalriigi ülesehitamist pole enam sõjameelset vaimu. Soov teha asju, mis näiteks teistes riikides on veel olemas, siin ei ole. Jaapanis on teatud kultuurilised asjad. Kui sa oled asendanud sõjameelsuse sotsiaalriigiga, siis ei taha sa enam inimesi ajendada ajateenistusse minema või midagi sellist tegema. Seega on olemas väga keerulisi ja raskeid kultuurifenomene. Nii et see ei ole nii, et poliitikud võluvitsa abil äkitselt otsustavad, et Euroopa mitte ainult ei relvastu uuesti, et 1/3 Draghi projektist läheb lisaks kõrgtehnoloogiasse, teine projekt ja 3. muutub ka ökoloogiliseks. Ja sul peab olema tahtmist, nii et seda on ka vaja. Andke mulle see nali andeks. Zastoolik. See tähendab, et tuleb olla kannatlik, sest need on väga pikaajalised ajaloolised nähtused ja tuleb oodata, sest muidu ongi kõik, oleme lihtsalt haledad. Euroopa on Veenus, mitte Marss. Ameerika Ühendriigid ammugi mitte, rääkimata hiinlastest või muhametlastest. Tuleb hoida distantsi ja mõista, et see, mis praegu toimub, on tõenäoliselt hallatav väga pikkade ajaperioodide jooksul. Huvitav on see, et lõpuks oli Euroopa äratamiseks vaja mitte ainult välist vaenlast, vaid ka sõpra, kes muutub vaenlaseks.
mõlemad pidid neil olemas olema. Ütleme nii, et kuni Putini alguseni aitas ta kaasa, aga ütleme, et peategelane on Tiiva. Siis tänan ma kõiki selle õhtu eest. Aitäh ka Eduardo Fontanale. Kõik allikad on kirjelduses olemas, nii et minge vaadake, kui soovite. Oli veel muudki, Daniele Moro, kes suutis ühenduda. Nii et saime hakkama Giorgio Alfaras oma majanduslike süvitsi minekutega. Ja kindral Paolo Capitini, kes jooksis Nepisse koju, just selleks, et seda ühendust teha. Nii et me saame alati asjad tehtud. Lõpuks näeme me pühapäeval. Tervitan ka väikest kassi ja... Väike kass, kes vaatab kaamerasse, minu arvates muutub ta natuke tiivaks üks. Natukene. Head ööd! Head ööd!